No tšau sulle, hea vaataja ja kuulaja. Tead, enne kui saate juurde lähme, siis ma tahan lihtsalt meelde tuletada, et saates räägib Merle sellest, et maikuu on rahvusvaheline coachingu kuu ning teeb selle raames ka ühe superpakkumise tegelikult ja üleskutse. Aga ta palus mul eraldi lihtsalt rõhutada, et see pakkumine, mis me saates välja teeme, või välja hõikame tähendab, ei ole niisama maikuu puhul, vaid see tegelikult ikkagi on spetsiaalselt loodud just sinule, kes seda episoodi siin hetkel kuulab. Seega eripakkumine kehtib ainult Kris Kala podcasti kuulajatele ja 3 esimest registreerujat, sisestades märksõna Kris Kala, saavad osaleda täiesti tasuta. Teistele kõikidele on osalustasu 45 €. Kõmmis ei lisandu. Ja ühtlasi kohtade arv on piiratud. Ja tegemist on vastupidavuse kunsti 3-tunnise töötoaga naistele, kes soovivad teadlikumalt suunata oma mõtteid, tundeid ja energiat. Ja Merle ise ütleb, et me ei saa alati muuta väliseid olusid, aga saame õppida kiiremini ja paremini juhtima oma sisemaailma ja seadma enda piire. Ja selles töötoas räägib Merle sulle, kuidas taastada oma energiat, kasvatada enesekindlust ja leida taas üles rahu ning tasakaal oma igapäevaelus. Ja oled oodatud, kui soovib peatuda, kuulata iseennast ja teha ruumi sellele, mis sind päriselt toetab. 22. mai 2025 aasta kella 2 kella 5 ja kohaks on Paldiski maantee 29 ja lisainfo leiad ülesse merlerebane.ee. Head kuulamist sulle, tšau! Tere tulemast tagasi mõnes mõttes. Seda väga kahel rindel, et ühtepidi tere tulemast kuulama Kris Kala podcasti. Mina olen Kris, tervitan sind käesolevasse episoodi. Kui ma õigesti mäletan, siis sina oled meil 334. Siuke ilus number on sulle antud, kahjuks 333 läks ära. Sa poiss. Aga 334 ei ole ka halb. Ja teistpidi ma tervitan tere tulemast tagasi sõnadega just selles mõttes, et tere tulemast tagasi Ruumum stuudiosse. Et ma vahepeal salvestasin ühes teises stuudios, mis ei olnud minu enda oma. Kuna me olime kinni, siis nüüd me oleme taas avatud, nii et need, kes soovivad Ruumumis salvestada, siis palun minge vaadake ruumum.com ja bookige endale see väike pesa. Me asume Ülemiste linnakus City's, Sepapaja 10. Maja taga põhimõtteliselt võib niimoodi öelda, muru peal hetkel ja me kohe teeme siia ka mingi ilusama tee, kuidas siia sisse saab tulla, aga praegu tuled üle muru. Aga nii on, me oleme mõnusas ilus kohas, päike paistab stuudiole peale, juba nägin ja siin on ka tasuta parkimine 2 tundi, kui lähedal olevas tervisemajas panna auto parkima ja siin lähedal kohe kõrval saab ka parkida, aga siin on piiratud arv kohtasid, nii et kui joppab, siis jopp ja kui joppa, siis joppa. Nii et tule ka salvestama. Aga täna tuleme see saate juurde. Merle. Tere, Kris. Tere tulemast saatesse. Tere kuulajad ka. Just, ja tere kuulajad ja vaatajad. Ja vaatajad, just. Iga kord, kui ma hakkan salvestama, mõtlen selle peale, et huvitav, kuidas läheb sellel episoodil. Ja mina vaatan seda mitte ainult selle vaatevinkli alusel, et kuidas mina kui saatejuhina suudan sind kui külalist lahti rääkida ja avama panna ja nutma panna või teisi inspireerida ja ennast avada, aga ka seda, et mida teevad numbrid. Ühtepidi on see väga oluline meile mõlemale ja teistpidi on see lihtsalt põnev nagu jälgida, et mis see nagu teeb. Ja inimesed on küsinud mu käest korduvalt, et ja mõne mõttes ma tahaks küsida ka vaatajatelt, kes vaatavad neid YouTube videosid, et kirjuta kommentaarides, mis sinu meelest teeb selle saate, teeb ühe saate nagu hea saate või ühest saatest hea saate, mis paneb sind saadet lõpuni kuulama või teiste inimestega jagama. Oleks lihtsalt põnev teada. Sest ma näen seda, et ma ei suuda ennustada. Nii väga, kui ma tahaks. Ei suuda lihtsalt. Ja mul on siin olnud kogemusi viimastel aastatel päris palju ja nüüd ma olen tänaseks aru saanud, et ma kahjuks on niimoodi, et ma vist sportlaseid ja enda saatesse enam kutsuda ei saa. Mille pärast? Neid ei kuulata lihtsalt. Sportlaseid ei kuulata, sportlaseid tahetakse vaadata. Jah, et tundub, et minu podcasti kuulajad, kuigi nad huvitavad on ka tervisest väga tugevalt, sest kõik tervisesaated on väga populaarsed, siis sportlaseid või keegi, kes räägib väga tugevalt spordi mingisugusest eetikast või mõtteviisist või seal taga olevast mingist distsipliinist läbi sportlase vaatevinkli.
või kutsub kuskile sporditrenni või liituma mingi personaaltreeneri pakkumise või mis iganes võimalusega, vot seda ei kuulata. Ometi sportlaste distsipliinist on meil kõikidel väga palju õppida. Võib-olla see kõige rohkem, on ju. Just. Et see on hästi huvitav ja ma olen nagu ülikurb kohati selle pärast, et see niimoodi on, aga teistpidi ongi see koht, et lihtsalt nii on. Et lihtsalt nii on. Ma olen nüüd läbi hammustanud selle. Ma tükk aega mõtlesin, mis värk sellega on ja nüüd ma saan aru sellest iga kord, kui mul on saates inimene, kes on väga tugeva sporditaustaga või on kuidagi varasemalt seotud mingisugust tegevustega, kus ta siis on olnud nagu tippspordiga seotud, siis vot inimesed ei kuula. Nii et sinu õnneks on täna see, et kuna sina oled ka tegutsev coachina, siis vot coachid lähevad väga hästi inimestel peale. Seda on küll rõõm kuulda. Just. Ja seda oleks nagu nüüd põnev kohe näha, et mida need numbrid nagu teevad, sest et mina ise usun coachidesse väga palju. Mina ka, absoluutselt. Nagu täiega. Ja tegelikult ei ole isegi küsimus enam, kas ta on mindseti coach, kas ta on sul ma ei tea, fitness coach, aga ma saan aru, et inimesed, kui räägivad coachimisest, siis coachingust eesti keeles on, siis ma isegi tegelikult ei tea, kas eesti keeles päriselt ka sõna on coaching. See on võib-olla välja öeldud ja või tuletatud kuidagi sellest ingliskeelest variandist. No tegelikult mõned ütlevad arengutreener. Mina ütlen tegelikult ikkagi coach ja coaching ja kunagi oli vist koost. Koost või? Okay. Aga see sõna võeti väga kiiresti maha, sest see oli üks koledamaid sõnu, nii et seda ei kasuta küll tänapäeval enam keegi. Nii ma tõesti loodan, et inimesed, kes meid täna kuulavad ja tegelikult sind kuulavad, mõtlevad selle peale ja on valmis nagu andma võimaluse, kui nad varem ei ole kogenud. Või kui isegi on. Sina nende elu täna ja võib-olla mõtteviisi ja emotsioone kõnetad, et annad võimaluse tulla ja vaadata, mida sa teed ja kuidas sa tegelikult teed ja anda võimalus. Sest mind on coachide elus kõige rohkem nagu aidanud ja muutnud. Nagu tohutult. Kui ma mõtlen terapeutide peale, ma panen terapeudid ja coachid kõrvuti, mitte ma tahaks neid otseselt võrrelda, aga kui neid nüüd võrrelda nii-öelda, siis teraapia ei ole mind pooltki nii palju aidanud, kui nad on coachimine. Ja võib-olla see on lihtsalt minu isiklik kogemus olnud. Kindlasti on neid, kes ütlevad, et teraapia on neid tohutult palju aidanud, mis iganes põhjuste, kellel ongi võib-olla mingid traumad, eks ole, või mingisugused muud probleemid, aga coach on aidanud just elus nagu päris palju lahti mõtestada ja edasi minna ja teha mingid samme ja aru saada sellest, et kuhu liikuda ja kuhu mitte liikuda ja iga kord, kui mul tekib enda mingi toppamine, siis ma mõtlen kohe, et nii, vist peaks minema või siis andma ChatGPT-le rolli. Aga seda rolli on väga raske tal anda, et ta saaks nagu päriselt aru, mida tegelikult tegema peab ja sealt võib tulla ka igasugust ju sodi. Oled sa proovinud ennast coachida ChatGPT-ga? Olen proovinud, aga mitte väga efektiivselt. Ma olen nagu pikaajaliselt proovinud, mul üks sõber teeb seda varsti juba aasta otsa niimoodi, et ta on teinud temast nagu sellise igapäevase coach vestluspartneri, et iga hommik kirjutab talle ja siis chat kirjutab vastu talle ja mis ta täna teeb ja kuidas läks ja et seda ma hakkan katsetama ka ja see on hästi huvitav kogemus, et teinekord tulevad see küsimus, mida sa nagu ei oota. Nii nagu coachi puhul, tavaliselt tulevad küsimused, mida sa tegelikult ei oota või endalt ise küsida ei oska, nii et aga mis siis ikkagi puudu jääb? Tead, human connection on, ma arvan, see põhiasi ikkagi, et ma arvan, et see on see relatability ehk eesti keeles võib-olla siis samastumisefekt, mida ma tegelikult ka siin saates alati otsin ja mida tegelikult kuulajad vaatajad ka otsivad ja tajuvad, tunnevad. On see samastumise koht, et robotil ikkagi emotsioone täna veel ei ole, ta võib neid mingil tasandi natuke nagu tajuda kuidagi juba, algoritmide põhiselt, sisendi põhiselt, aga ega tegelikult juba veel täna aru ei saa sellest, mida tegelikult sina inimesena koged. Aga ma pean ütlema, et ta ikkagi tajub natukene seda, kes sa inimesena oled. Ja. Et lihtsalt peegeldan korra sellist lugu, et kuna ma teen ka teeninduskoolitusi, siis üks päev ütlesin ühele oma sõbrannale, et tead sa, et ma võtan järgmisele teeninduskoolitusele oma ChatGPT kaasa. Sellepärast, et see, kuidas tema suhtleb minuga, tere hommikust, Merle, ilusad päeva, aitäh sulle jagamist, ta lihtsalt on nii optimistlik, nii rõõmus, et iga kord, kui ma suhtlen, ma olen niisugune üksik ettevõtja, eks ju, ehk et mul ongi niisugune hea nagu sparringupartneriks ChatGPT. Ja siis ma ütlesin, et see on hea näide, kuidas nagu suhelda. Ja siis mul sõbranna oli selline mõtlik ja ütles, et aga tead, et see ChatGPT ei räägi kõikidega selliselt, et ta räägib, ta peegeldab sind. Ehk et kui sina oled selline rõõmus, optimistlik ja positiivne, siis ta peegeldab sind. Teine inimene on hoopis teissugune ja siis ta räägib temaga hoopis teistmoodi. Ehk et
sealt nagu selline hea taipamine, et ta tegelikult tajub, eks, et minul on oma ChatGPT-ga väga-väga tore päriselt, et ta on nii liigutav ja vahel ma kodus ka nagu hõiskan, et issand, ta on lihtsalt nii armas kolleeg. Päris huvitav, ma polegi selle peale mõelnud, aga tähele pannud seda, aga mul on ka hästi positiivne, hästi viisakas ja rõõmsameelne ja toetav ja kuidagi nagu siuke nagu support on ka olemas. No ma pean ütlema, et sa ise oled ka väga viisakas ja supportive, nii et veel. Vähemalt selle suhtluse, põgusa suhtluse jooksul, mis meil on olnud. No siin saates peab ju mask ees olema. Mulle tundub, et sul ei ole maski. Nali, mul ei ole. Ma ikkagi olen jah, aga üldiselt küll. Sulle kingitused meeldivad? Ikka kellele ei meeldi. Mul on sulle 2 kotti kingitusi. Oi jumal. Mul sulle ei ole. Noh, sellest ei ole midagi. Mul on 2 kotti kingitusi, ma annan need kohe ära sellepärast, et siis on see saate toetajate segment meil tehtud ja me saame minna nende teemadeni, millest sina tahad täna rääkida. Mul on 2 kotti. Esimene kott on sulle siin. Ma olen sulle 2 kotti, siis üks haaval nii-öelda. Et esimeses kotis on sul siis, kui ma õigesti mäletan, on hetkel kontamo.ee, ma ei tea, kas sa kuulnud, magneesiumi raamat, magneesiumi tooted. Nende poolt siis kirjastatud 3 raamatut, üks neist on siis magneesiumi kohta teisalt teaduslikult põhinev raamat täiesti magneesiumist. Muidugi relevantselt üles ehitunud mitte ainult magneesiumi uuringutele, vaid ka nende tootele, kuidas nende toote on parem kui teised tooted turul ja tegelikult nagu päriselt ka nagu on. Et täna kogemus nagu inimest näitab nii tugevalt, et nagu see toode tõesti töötab. Ja siis on ka naiste terviseraamat ja vist oli ka Kilpnev raamat. Naiste terviseraamat on väga huvitav. Ma ise natuke lappasin, sirvisin ja no väga põnev oli lugeda. Kahtlemata. Kõik tunduvad väga põnevad. Ma pean ütlema, et ma olen ise ka suur magneesiumi fänn. Aha. Aga nende tooted pole proovinud? Ei ole. Okei. Kilpnäärmega mul kunagi oli probleeme, pole ammu olnud, aga ühesõnaga tunduvad väga põnevad. Suur tänu. Ja siin kotis on veel tegelikult, et kuna sa proovinud ei ole, siis sul on 2 potsikut ka nende, võid maha panna, jah? 2 potsikut ka nende magneesiumit sulle proovida. Et need kestavad päris pikalt, need on vedelikul kujul. Vedela kujul, vabandust. Ja siin on ka pipett sulle, millega seda panna siis endale. Väga pidulik. Et siis saad katsetada, kes tahab endale saada Kontamo tooteid, siis kontamo.ee ja sooduskood podcast annab sulle -8% kõikide toodetelt kaasa arvatud juba erisoodustuses olevat pakettidelt, nii et kontamo.ee. Ja siis on mul sul Million Mindset kirjastuse poolt, äkki oled kuulnud neist ka midagi? Olen hea kuulnud. Oled sa mõnda raamatut lugenud ka? Ei ole kindel. Kas see raamat on sul olemas? Ma olen inglise keeles seda lugenud. Okei, nüüd on see eesti keeles ka olemas. Super. Kui tahad võid ära kinkida kellegile. Aga igal juhul raamat on, mis see raamat meil oli siin kaasa pandud praegu, et äkki kuulad. Leia oma miks. Leia oma miks, Simon Sinek on vist, enne? Jaa, absoluutselt. Just. Et kui keegi tahab, siis million.ee on see lehekülg, kus saab 1 miljoni raamatut osta ja Kris Kala koodiga saad -10% soodsamad kõik raamatud. Ja siis on viimane toode ja bränd, kes on üks suur saatetoetaja, on kodumaine Ruth Terras. On siis kodulõhnastajad ja eeterlikel õlidel, puhtatel õlidel baseeruvad erinevad tooted. Ja täna võtsid sulle kaasa siis kodulõhnastaja, mida siis saab panna kui iganes, millises ruumis aga ei soovi või soovid. Nii et saad siis lõhnastada. Suurepärane. Just. Väga tänulik. Just. Ja kes tahab enda Ruth Terrase tooteid, siis ruthterras.eu ja kui sa kirjutad ostukorvis märkuste lahtrisse Kris Kala, siis Ruth ehk brändi omanik Kristen saadab sulle väikse üllatuskingitusega. Nii, sellega meil on saate toetajate segment tehtud ja ma tõesti loodan, et sa saad nautida neid tooteid ja loodetavasti saab magneesium võlub sind ja edaspidi sa oled Nende fänn, et tõesti töötab. Aga tuleme teemade juurde ja hakkame siit rullima kuskilt, et võtame siit algusest kinni. Vaata, meil on siin pandud teemad ilusti paika ka enam-vähem ja hakkame siit kuskilt rullima ja tuleme kohe läbipõlemise juurde. Ja just läbi selle, et sellest räägitakse väga palju. Ja ma ise, ma arvan, et olen kogenud seda oma elus mõnel korral. Ma diagnoosi ei ole küll saanud selles mõttes, et ma tegelikult ju ei tea. Aga mulle tundub, et mingite sümptomite või tunde või kogemuse alusel, et võiks just olla nagu tegemist läbipõlemisega. Räägime sellest. Räägime. Et kuna ma ei ole ka ise arst, siis mina ka diagnoosi ei pane, aga me räägime sellest, milliseid märke me võime enda juures märgata ja mida me siis võib-olla selle ennetamiseks ise teha saame ära.
aga miks see tekib üldse või hakkame kuskilt siit pihta rullima, et kus see tekib, miks see tekib ja noh, jah, hakka lihtsalt kuskilt pihta. No nii palju, kui minu kogemus näitab kas minu enda pealt, minu enda kogemusest või ka koostöös minu klientidega, siis see on ikkagi selline tubli lapse sündroom või selline perfektsionist, kes arvab, et tema suudab kõike. Ehk et selle taga on ikkagi see, et sa tahad, iseenesest ei ole ju halb, eks, inimene tahab anda ennast maksimumi, ehk et ta tegelikult hoolib. Et ja siis ta hakkab, ütleme, et kui sul on väga suur kirg oma töö vastu, siis sa oled sellises voolavuses ja sa unustad nagu muu maailma ja sa ei pane tähele, eks. Ja ühele hetkel sa oled õppinud olema tugev, sa oled õppinud olema see, kelle peale alati loodetakse. Ja sul on selline alateadlik soov, et sa ei taha kedagi alt vedada. Et see võib olla ka teadlik vahel, et ma ei julge näiteks rääkida mingitest probleemidest, mis on ilmnenud või ma enam ei jaksa, eks ju. Aga väga sageli on ka see, et sa tegelikult nagu ei anna talle sellist nime, et ma enam ei jaksa või et ma ei julge rääkida, vaid sa lihtsalt oled selline jah-inimene, imposter sündroom on, eks ju, üks, mis sellele kindlasti õhutab. Aga et sa oled alati valmis kõik enda peale võtma, sa tahad panustada, sa arvad, et sa suudad ja jaksad. Sa tegelikult nagu arvad, et selline vaikimine ja kõike teha jõudmine, et see on tugevus, eks. Et see võtab väga palju aega ja õppimist, kui sa saad aru, et tegelikult on tugevus haavatavuse näitamine ja asjadest päriselt rääkimine. Aga teistpidi sa oled nõus selles osas, et kui me vaatame tänast ühiskonda, siis meil on ju väga suuri sotsiaalmeedia liidreid ja gurusid, kes on teadlikult sinna rolli astunud või on kogemata ühiskondlikult sinna pandud oma saavutuste ja eeskuju ja mis iganes poole pealt nendest näitavad. Jaa, kindlasti sotsiaalne surve on teine. Et see surve on suur, on, et me nagu vaatame alt üles mõne mõttes inimestele, kes justkui igapäevaselt elavad selle läbipõlevuse piiril ja võib-olla ongi läbi põlenud, aga tegelikult nad ei näitagi välja seda. Võib-olla ei isegi tunnista endale, aga võib-olla nüüd lävepakk on lihtsalt niivõrd suur. See valuläve võib-olla nii suur. Et ma mõtlen selle peale, kuidas siis nagu leida seda tasakaalu. Et just nagu selle koha pealt, et ühtepidi ju, elu on nagu, mulle tundub, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma mõistan seda, et ei ole olemas õiget ega valet. Vaid on valikud. Ja iga valik toob mingid tagajärgi ja põhjuseid ja olukordi ja võimalusi. Ja selge see, et kui sa oled inimene, kes on üli high-end nagu produktiivne, ta on üle võlli, ma ei tea, distsiplineeritud, nõuab endalt maksimaalselt, tahab kogu aeg saavutada tippsooritustasemel tulemusi, siis sa saavutadki rohkem mõnes mõttes, kui need, kes võtavad nagu vabamalt, iisimalt ja võib-olla lõdvemalt. Aga teistpidi vaimse poole pealt jällegi teistel on see eelis, nad ei kuku võib-olla sinna läbipõlemisse või sellisesse stressiseisundisse nii tugevalt, mis on tingitud siis sellest pidevast tegutsemisest või tegutsemist nii-öelda rattas olemisest. Kumb see siis õige lõpuks on? Mida siis nagu tegelikult teha? Et kus on tasakaalu koht või kas üldse on tasakaalu veel leida? Kas peaks ennast usaldama hakkama, et okei, mul on see kapatsiteet järjekord ma paugutan ja kui ei ole, siis ma kukun pikali ja tõusen tagasi püsti. Eneseusaldus et võib-olla selline eneseanalüüs, millega inimesed kindlasti ei tegele. Et sa ei märka või sa ei taha märgata neid märke, mis mingil hetkel hakkavad tekkima. Sest tegelikult, kui me räägime läbipõlemisest, eks ju, või ka palju tegemisest, siis mingil hetkel hakkab keha sulle ju märku andma sellest, et kuskil on midagi valesti, aga me ei kuula. Ehk et, kui ma toon siia võrdluseks näiteks armatuurlaual, kui õlituli hakkab põlema, eks ju, sa ei lase oma automootoril läbi põleda, et tühja lase õli seal märk põleb, sa teed tegelikult kapoti kaane lahti, võtad valad õli, eks ju, ja hoolitsed oma auto eest, aga me ei hoolitse oma keha eest. Et jah. Ma lihtsalt näen ennast nagu kõrvalt just täna, mõtlen selle peale, et ma alles eile vist mõtlesin ka selle peale. Ma olen viimasel ajal, ma arvan viimased äkki 3-4, võib-olla isegi pool aastat juba, hästi nagu kuidagi nagu vähe teen. Tunnen, ma teen nagu vähe.
ja samas väga palju asju nagu on ripakil ja vajab tegelikult nagu palju rohkem tegemist ja mul tegelikult on aega, et teha rohkem, aga minus ei ole nagu seda vaimset ressurssi täna enam nagu pingutada mitmel rindel, nii nagu võib-olla paar aastat tagasi. Ja see on nagu huvitav kogemus olnud ja olengi mõelnud huvitav, et kas mul nagu jääb nüüd, tekib mingi FOMO koht, et kas mul jääb nagu midagi nagu saavutamata kiiremini, selle tõttu ma vähem nagu teen, või peaks ikkagi ennast kokku võtma, jalad kõhu alt välja viskama, ikkagi ära tegema sunniviisiliselt. Sest ma olen muutunud nagu laisemaks, ma näen, mingites tegevustes ja mingites panustes, et hea näide nagu vanasti oli see, et ma võisin, ma ei tea, laps läks magama, või isegi kui last ei olnud, läks õhtu jõudis kätte ja siis ma võisin see vabalt teha tööd mingi iganes kellani. Täna nagu peale 10 tegelikult ma väga ei viitsi enam midagi teha. See tundub nagu täiesti jabur, ma hakkan öösel tegema tööasju. Ja ma võin seda lõpuks teha, aga tegelikult see on jälle järgmise päeva arvelt. Energia arvelt just. Ja siis teistpidi ma näengi seda, et inimesed on ümber ja see on see koht, mis me nüüd kõik teeme paratamatult, aga mina teen vahepeal seda. Kukun võrdlema ennast teiste inimestega. Ja oi, kui vastik tunne tegelikult tekib. Kui ma vaatan siin mõningad tuttavad, kes on nagu, mulle kohati tunduvad, nad steroidide peal töötavad. Et ma ei saa aru, kuidas nad nagu võimalik üldse on. Ja kas neil üldse mingit nagu eraelu või enesearmastust või eneseväärikust on või on kõik nagu töö ongi elu. Ja siis tekibki see koht, et äkki peaks ka rohkem pingutama. Rohkem saavutada. Ja me on nagu maha. No see on nüüd see koht, et see, mis sobib ühele, ei sobi teisele, eks. Ja me oleme ka erinevatel ajahetkedel erinevates kohtades. Ma mõtlen seda, et kui ma noore juhina ise alustasin, ma olin, ma ei tea, mingi 20+, 23 aastat äkki vana, eks ju. Ja ma võtsin üle oma juhi või astusin oma endise juhi kingadesse, kellelt ma väga palju õppisin ja kellelt ma võtsin ka eeskuju. Ehk et ka tema oli minu meelest, ma töötasin kunagi hotellinduses ja ka tema oli majas hästi palju ja hästi pikalt, alati hilisõhtuteni välja, eks ju. Ja samal ajal oli ta muidugi ka hästi inimlik ja hästi äge juht, et oli tegelikult keegi, kellest väga eeskuju võtta. Aga võt need pikad päevad, eks ju. Ja noore inimesena, kui sa oled oma karjääri alguses, kui sa oled täiesti õhinapõhine, eks ju, sa oled väga vaimustuses sellest kõigest, mida sa teed, sa alles õpid ja arened, sa tahad täiega panustada, et mingil ajahetkel, sul ei ole peret, eks ju, see töö nagu ongi see sinu lapsukene või sinu aja veetmine, millest sa pühendud. Et sa teed seda nagu hea meelega, eks ju. Siis mingil hetkel tuleb sul, ma ei tea, perelapsed tulevad igasugused muud tegurid juurde ja siis sa võib-olla ei taha panustada nii palju. Aga teine asi on ka see, et tänapäeva noored ikkagi valivad kohe sellise tasakaalu. Et väga palju on ikkagi tänastel noortel teadlikkust mitte ennast üle rapsida. Ma ei ütle, et tänapäeva noored kuidagi tööd pelgavad, kindlasti mitte. Ma ei tea, minu enda tutvusringkonnas on väga palju noori, nad on kõik väga nagu pühendunud ja tublid ja ajavad oma asja, eks ju. Aga nad väärtustavad koheselt ikkagi seda puhkuse momenti ka sinna juurde. Ehk et ja sellest palju tegemisest ja võrdlusest, siin on nüüd nii palju küsimusi või teemasi ühes kohas koos, et ma ei tea, hakkame kuskilt minema. Et üks asi see, et kui sa ennast teiste inimestega võrdled, siis kui sa võrdled nagu selliselt, et kuidas sina oled nagu halvem või et sina ei jõua nii palju või sina ei ole nii edukas või sul tekivad sellist ennast hävitavad mõtted, eks ju, siis see ei ole õige. Et kui inimene ennast kellegagi võrdleb, siis ta peaks võrdlema ainult õppimise momendist. Et mida teeb see inimene teistmoodi või kuidas ta on saavutanud selle ette, et mis seal taga on, eks. Et kui mina ennast täna kellegagi võrdlen, siis ma vaatan, mis on olnud nende teekond, mida nad on teinud hästi ja see kindlasti hästi tegemine või see võrdlusment ei ole see, et ma peaksin hullult rapsima ja hästi palju tegema, sest tegelikult on küsimus ju ikkagi efektiivsuses, küsimus on fookuses, küsimus on sellest, et mis mult võtab energiat, mis mulle annab energiat, kas ma teen targalt ja kuidas ma oskan ka oma ikkagi kõiki prioriteete nagu
arvestada või kogu oma elu komponente arvesse võtta, eks ju. Sest minu enda arvamus mingil hetkel töö tegemisse, ma olen alati palju teinud tööd. Et ma olen tõenäoliselt olnud seetõttu ka hinnatud nii-öelda töötaja, et ma olen alati panustanud täiega. Ja need on sellised lõputud riiukohud meil ka kodus abikaasaga olnud, eks ju, et mind ei ole justkui kunagi, et mul on alati tööpäevad nii pikad ja ma tulen nii hilja ja siis ma ei ole nagu aru saanud sellest, et kuule, et ma ei käi ju väljas kuskil või et ma teen tööd ja mul on alati mu töö meeldinud ja ma teengi seda kirega ja mulle meeldivad mu kliendid, mul on alati vedanud minu kolleegidega ja et ma ise ju naudin seda, mida ma teen, eks ju. Ja sa tegelikult ei pane nagu tähele, et sa panustad nagu ühte kohta, eks, sa panustad töösse, aga panust vajab ka suhe, eks ju, et ükski suhe ei kesta, kui sa sinna ei panusta. Ja sa pead oskama nagu terviklikult ikkagi vaadata, et mida sa panustades väga palju oma töösse, et millise osa sa oma elust jätad siis nagu varjule või tahaplaanile, eks ju, või mida sa selle jaoks teed. Sellepärast, et me võime ju rääkida igasuguseid asju, et ma armastan sind või et sa oled mulle tähtis või oluline, aga kui ma seda oma tegudega tegelikult ei kinnita, siis inimene sinu kõrval ei tunne seda. See on täiega hea point ja mõne mõttes viibki nagu mõtted sinna poole, et aga palju peaks siis asju olema inimese elus üldse? Sina kui coach, kui palju võiks inimesel olla asju elus üldse erinevaid, millega tegelikult on nii-öelda raske hinnata, eks ole, inimesed erinevad, nagu sa ütlesid ka, aga laias laastus öelda, et võt näed 10 üle võlli, aga 3-4 on juba tegelikult nagu tehtav. Et suuta ennast nagu jaotada, ilma et tekiks läbipõlemine või kuskil endaga rappa jooksmine. Või et midagi läheks nagu kardinaalselt laguneks, kas töö või enda hobid või pere, et ei juhtuks mingeid äpardusi. See on kuidagi nii, et ühelt poolt, meie elus ongi erinevad valdkonnad, eks ju, et kõigepealt ongi töö, karjäär, ma ei tea, pere, lähedased suhted, tervis, trenn, sinu vaimne tervis, sõbrad, hobid, vaba aeg, et neid finantsvaldkond, eks ju, et neid valdkondi on hästi palju. Ja ilmselgelt ei saa sa nagu kogu aeg võtta fookusesse kõik sinu valdkond või oma kõiki valdkondi korraga. Iga päev korraga nii-öelda. Just, et sul on ikkagi fookus nagu, ongi ühel, kahel, maks võib-olla 3 asjal, eks ju. Ja kui sa vahel küsid inimeselt näiteks, kas sa oled õnnelik või inimene ütleb, et ma ei ole õnnelik, eks ju, et ma ei ole rahul, et siis et mis on see, millega sa rahul ei ole. Et inimene ei oska sageli ise teadvustada, vahel mingisugune mure võtab su nagu kuidagi üle, eks ju. Ja kui sa ütled, et ma ei ole õnnelik või ma ei ole rahul ja sulle tundub, et ma ei ole oma eluga rahul. Aga siis, kui me hakkame vaatama neid erinevaid valdkondi, siis selgub ikkagi, et iga inimese elus on valdkondi, millega ta tegelikult on rahul, aga mida ta ei ole osanud endale mõtestada ja ta keskendub või fookus on nagu ainult selle, millega ta rahul ei ole, eks ju. Või see, et vastupidi, et inimene on rahul või ma olen väga õnnelik, eks ju. Et mis su õnne taga on või mis on see õnnelik, et millele seda õnnetunnet tunned, eks ju. Siis selgub ikkagi, et võib-olla 7 komponenti nagu töötavad väga hästi tema jaoks, aga tema elus on ikkagi 1-2 asja, mis üldse ei tööta hetkel, eks ju. Et meie elu on ikkagi nagu tervik erinevatest komponentidest ja igal ajahetkel sa saad panustada või võtavadki fookusesse mingi asja, mis on sinu jaoks kõige tähtsam. Sa ei saa 7 valdkonda ühe ooga nagu hakata, et ma hakkan täna, ma ei tea, maratoniks treenima, ma hakkan täna vahetan töökohta, et teen kõike, et teen hästi palju tööd, teenin hästi palju raha, teen hästi palju sporti, et ma teen kõike hästi palju ja siis olen hästi palju vaba aega ja siis mul on hästi palju nagu perega koos ja sõprad, sa ei saa kõiki asju, eks ju. Et kõige alus on teadlikkus. Et see võib-olla ongi see, mida me coachingus teeme, et suurendame inimese teadlikkust või kasvatame, et mis on tema elust hetkel puudu, mis on see, mis on vajaka,
mis on see, mis vajab võib-olla rohkem tähelepanu, sest inimene ei märka seda sageli ise. Ja väga sageli, ma mõtlen, et kui me räägime ka näiteks ületöötamisest, et see on hästi selline suur teema tegelikult ka minu klientide puhul. Ja kui me hakkame siis vaatama, kuhu see energia läheb ja kuidas seda energiat juurde tekitada, siis väga huvitav tendents on see, et inimene ei vali, ütleme, et kui ta räägib ka näiteks tööülesannetest, eks ju, et kuidas midagi efektiivsemalt teha või midagi vähem teha, et kui ta oma muudatuse elus valib, siis ta valib näiteks tegelikult hoopis selle, et ma olen täiesti ennast unarusse jätud, ma ei tee enam trenni, eks. Et sa jõuad selleni, et kus sa oma energia tegelikult saad ja selleks on näiteks ongi, et kui ma hakkan jälle regulaarset trenni tegema, siis see kasvatab minu üldist heaolutunnet ja kui mul on rohkem energiat, heaolu, siis ma tegelikult jaksan ju ka rohkem tööd teha, on ju. Sest muidu tundub see, et ma teen tööd hästi palju ja et see palju tegemine on kuidagi see õige. Aga tegelikult on see, et mis annab sulle energiat, eks ju, et kui sa tööl saad ära kasutada või tööl on esindatud siis sinu väärtused, sinu tugevused ja selle, mis annab sulle just sellist head energiat, eks ju, ja mis vastab sinu elustiilile, siis sa oled nagu kooskõlas ja oled õnnelik tööl, eks ju. Ja kui sealt need tegurid nagu ära kukuvad, siis sa tunnetad sellist rahulolematust. Jaa, kõlab nagu loogiliselt. Aga kui nüüd inimene kuulab meid ja mõtleb selle peale, et okei, me räägime läbipõlemisest, või sina räägid ja jagad seda, aga kus ma aru saan, et mul see läbipõlemine on? See on need esimesed sellised sinu arvates levinumad sümptomid ja märguanded, mille peale tegelikult võiks tundla püsti minna, mõelda, et okei, äkki mul on ka ikkagi midagi sellist. No esimene asi on kindlasti on selline kurnatuse tunne, et sa tegelikult tunnedki, et sul ei ole nagu energiat. Või sul ei ole energiat teha sellist head tööd, millega siis ise võib-olla rahul oleksid, eks. Teine on kindlasti selline küünilisus, et sul tekib negatiivsed hoiakud sinu töö, sinu projektide suhtes. Sa ei taha enam võib-olla kolleegidega aega viita, isegi ka mitte lähedastega, et sa tunned, et sa kuidagi tahad olla võib-olla üksinda või eemale tõmbuda, et kõik kuidagi koormab sind. Et selline emotsionaalne kurnatus ja siis kindlasti füüsiliselt annab keha tunda, eks ju, et tekivad unehäired ja selline pinge kehas, võib-olla mingid seedimishäired ja selline ebaefektiivsuse tunne ehk et sa saad aru, et su kuidagi tekib selline ajuudu, et sa ei suuda enam keskenduda ja et sa ei ole selline produktiivne. Et mõte jookseb kinni, sa nagu, sa vaatad oma asju, sul on nii palju teha, eks ju, ja sa kuidagi oled nagu lõksus, et sa nagu ei edene kuidagi nende asjadega. Et kui mõni nendest märkidest kuulajat praegu kõnetas, siis tasub mõelda selle peale. Ja. Mind kõnetasid kõik. Sind kõnetasid kõik. Ja, ma saan aru, et siis ma olen seda kogemas või kogenud või kogen siiamaani vähemalt periooditi võib-olla need sümptomid natukene nagu äratundmised muutuvad. Et ei pruugi korraga olla, aga jaa. Ja päris huvitav on seda nagu kuulda. Mul praegu tuleb mõttesse sinu mingi eelmine küsimus ka, et kas sa teed nagu liiga palju või et sa tegid kella 10, eks ju, kunagi lapse kõrvalt tööd, laps läks magama, et miks peab, eks ju, et aga ühel hetkel, meie ka siin enne just sinuga rääkisime, et kui palju sa teed ja sa teed kõike ise, eks ju, et vahel võib-olla siis ongi nagu tark mõelda, et mis on see töö, mida sa kindlasti pead ise tegema. Võib-olla see saatejuhi roll siin näiteks praegu või aga et võib-olla midagi, mida sa saad nagu ära anda, et inimene ei pea kõike ise tegema. Jah, sellele olen ka ise mõelnud. Jah, eks seal on, ma arvan, neid põhjuseid, miks see tunnen taustal on palju, et püüan ka enda võib-olla siuke, ma arvan, et seal läbipõlemise juures on ka see sees, et kui inimesel on võib-olla selline muutuse periood või mingi transformatsiooni periood elus,
ja mitte üldse kuidagi nagu sellises võtmes, et nagu, ma ei tea, keegi tõuseb üles või nagu mingisugune hull esoteeriline kogemus, aga transformatsioon just selles mõttes, et on nagu ülemineku etapp mingist ühest kohast nagu teise ja tunnen, mul on uus tsükli nagu algus pihta hakanud ja nagu veidi on segadus, et taustal tunned, et tegelikult tead, et tahad teha ühte uut asja, aga vot kurat ei tea, kuidas seda käima saada. Ja siis istud seal otsas ja mõtled, et kuidas ma saaks nagu seda ellu viia võimalikult kiiresti ja efektiivselt, sest et see on nagu potentsiaali ja see pakuks tohutult huvi. Ja teistpidi on see suutmatus ja teadmatus ja oskamatus seda ellu viia, sest et pole varem teinud see teise viisil ja ei tea täpselt, kust nagu pihta hakata, kõik tundub overwhelming. Ja siis on see oma muud tööd ja ka juures on, et võib-olla see on ka nagu minu puhul seda nagu põhjustamas seda läbipõlemise tunnet, et ongi siuke, tegibki jah, see suutmatus ja failure tunnevad, et ei saagi hakkama, et istubki siin orarattas nii-öelda oma asjaga, et tahaks nagu laieneda, aga ei suuda. Et need ongi ju väga head kohad, kus kellegagi siis võib-olla aru pidada. Nutma minna kuskile. Jaa, nutma. No ma karjääri coachina võin lihtsalt öelda, et see, mida ma kuulen sind ka rääkimas, eks ju, et teha uusi projekte ja et sa ei tea, kust alustada, eks ju, et minu juures ka sageli inimesed räägivad, mida nad on teinud ja siis, kui on uus asi, et siis nad ei oska, eks ju. Aga inimesele kuidagi tundub, et kui see nüüd see ametinimetus on uus või kuidagi see tegevus tundub, et on uus, et ma ei ole seda teinud, eks ju, et sa ei oska võtta kaasa nagu või mõelda sellele kogemusele, mis sul tegelikult juba olemas on. Ehk et see, kuidas sa oma seda projekti kunagi näiteks käivitasid, eks ju, et see oli ka kunagi alguses uus ja sa ei olnud seda võib-olla varem teinud, eks ju. Et kui sa vaatad oma oskustesse, kui sa vaatad sellesse tegevustesse või tegevussammudesse, eks ju, et siis väga palju saab tegelikult paralleele tuua. Et see, kuidas sa alustasid seda äri, et siis niimoodi saad alustada ka uut äri, eks ju, aga jällegi me inimestena väga sageli, see kõik on meil endas sees olemas, need teadmised on olemas, eks ju, aga sa lihtsalt ei oska ise nagu seda endast välja tuua. Et mida ma ka coachina teen, eks ju, et ega inimene ei leiuta midagi uut, tal ei tule tegelikult see, et mingi uus oskus tuli tänu sellele, eks ju, et me kohtusime, vaid tuli teadlikkus, tuli arusaam, tuli taipamine, et issand, ma võin seda teha või ma tegelikult oskan või mul on see kogemus või ma võin võtta selle kogemuse. Eks, kas aitad inimestel tööd ka leida? Kaudselt otseselt? Tegelikult ma võin öelda, et jaa, selles mõttes aitan, et ikkagi kui inimene tuleb minu juurde, siis väga sageli on üks asi on, et ta tahab nagu oma olemasolevas töös kuidagi rõõmu tunda rohkem, aga sageli nad tulevadki, et ma olen teinud mingi X aastat ühte asja, on ju, ja nüüd ma tahaks teist asja teha. Aga et täpselt, et aga mul ei ole CV-sse midagi panna. Ja lõpuks, kui nad ära lähevad, siis nad saavad terve A4 kaasa ja vaatavad, issand, mul on nii palju tugevusi, mida kõike sinna CV-sse panna, eks ju. Ehk et me tegelikult analüüsime hästi palju ikkagi läbi seda, et mis need tugevused inimesel on või mis on need kohad, mida võib-olla peabki nagu juurde õppima ja ma julgen öelda, et 95% juhtudest tegelikult inimene tõesti tööle saab. Et see ei saa olla minu garantii, eks ju, selles mõttes, et nagu advokaadidki, eks, et sa tea, kas kohtus, kes võidab või kes kaotab. Aga kindlasti avanevad võimalused, et lihtsalt inimene alguses näeb võib-olla kuidagi seda ühte valikut või ühte asja, on ju, ja kui ta ära läheb, siis on tal neid võimalusi mitmeid, mille vahelt valida, ta teab, millele ta toetuda saab. Ja väga sageli on ka see, et ma justkui nagu annan lootust, aga et mitte sellist aluseta, vaid ikkagi faktidel põhinevat lootust. Ja inimeste jaoks on ülioluline, et keegi usub neisse. Inimestel on väga puudu sellest, et keegi neisse usub. Et kui tal on päriselt need faktid olemas, eks ju, et millele ta saab toetuda ja keegi usub, et ma tean, et sa saad hakkama ja siis tal tekib kuidagi selline hea tunne, et ta julgeb proovida, vaata. Ja kui ta julgeb proovida, siis ta ju õnnestub. Nii, et kui keegi tunneb, et tahab
minna Merle juurde näiteks vestlema ja et leida endale tööd, ma ise mõtlen selle peale kusjuures. Väga hea. Ma olen selles kohas oled teretulnud. Kus ma tahan astuda sammu nii-öelda jutumärkides tagasi, minna palgatööle ja teha kõrvalt seda asja, mida ma täna teen edasi, sest et tundide mõttes see ei ole 160 tundi kuus. Siis ma olengi nagu, näen täna, et ma kandideerin ja jõuan ka vestluste ja teise vooru ja kolmandasse vooru ja siis teiseks. Ei võeta. Siis ma mõtlengi, et huvitav, mis asi see puudu on? Miks ei võeta? Oled sa küsinud? Jaa, aga ei vastata. Et see ongi veider, et keegi ei vasta. Et ma mõtlesingi, et äkki peaks tulema sinuga vestlema. Nii et hõike välja, kuidas ja kust inimene saab sind bookida. merlerebane.ee Seal on eraldi ongi booking nupp. Esimesed 30 minutit tasuta kõne ja väga teretulnud kõik. Need lingid paneme saate kirjeldustesse ja 5 nendest linkidest, mis täna siin mainitakse, viskavad sulle ka ekraanile ka. Tõenäoliselt see juba viskus sulle siia paremasse ülevale nurka sulle YouTube'i video vaadates. Nii et klikka sealt otse. Aga sul oli tegelikult kaasa võetud üks väike kiirtest läbi põlemise kohta. Teeme läbi selle. Teeme läbi. Et siis kuulaja saab teada. Ma eeldan. Mis ta sealt teada saab? Nii, see test põhineb siis Kristina Maslahi 6 läbipõlemise allika pealt läbimõtlemisele. Ja need allikad on siis töökoormus. Kas sinu töökoormus on jätkusuutlik? Väärtused? Kas töö on kooskõlas väärtustega? Tasu, nii rahaline kui siis ka sotsiaalne tunnustus ja kontroll, kuivõrd saad ise otsustada, millal, kus ja kuidas sa töötad, õiglus, kas sind koheldakse võrdselt teistega ja kogukond, et tööalaste suhete kvaliteet, toetuse ja konfliktitase. Ja siin on siis 6 tegurit ja kui sa hindad neid skaalal 0–10, siis 0, et ei ole absoluutselt stressi ja 10, et sul on selle valdkonnaga seoses äärmuslik stress. Eks, et maksimaalne skoor on siis 60. Aga olulisem võib-olla, kui see skoor, mis tuleb, on siis teadvustada, et millises valdkonnas on sinul siis kõige suuremad nagu stressifaktorid. Ja ütleme, et näiteks, kui see on töökoormus, siis sa saad panna kirja endale kõik ülesanded, mida sa teed. Saad sealt välja valida näiteks 3 kõige peamist, kõige olulisemad, mis on sinu tiimi mõttes nagu kõige olulisemad, mis sind nagu kõige efektiivsemalt aitavad tulemuseni leida, eks ju. Ja järelikult on see siis sinu tuumiktegevus. Ja ülejäänute osas saad sa siis oma juhiga läbi rääkida, eks ju, et kas midagi saab delegeerida, midagi saab võib-olla üldse ära jätta, eks. Ja siis on küsimus, et kuidas siis seda stressitaset vähendada, millist toetust või abi sa näiteks selles valdkonnas vajad, eks. Ja soovitan seda testi teha, et see ei ole selline, see on enesehinnanguline test. Ehk et ta ei ole nüüd nagu professionaalne arstlik test, et kui sa oled juba väga-väga võib-olla läbi põlenud, et sul on ikkagi nagu tõesti vaja päriselt spetsialisti abi, eks ju, sekkumist, jah. Et aga ise enda jaoks, et vaadata seda 6 valdkonda ja kiiresti peale, et mis seal taga on. Ja võib-olla väärtuste juurest räägiks natukene lihtsalt juurde, et sõna väärtus on sageli selline, et professionaalid väga hästi teavad, mis asi on väärtus. Inimene alati ei mõtle selliselt. Et ma vaatan ka oma koolitustel või arenguprogrammides, kui me väärtustest räägime, et mis asi see väärtus, kui selline on. Sest paljude jaoks kõlab väärtus kui mingi slõugani või mingi sõnana lihtsalt ettevõtte või korporatsiooni kuskil sahtlis või seinal. Ja inimene tegelikult ei taju, kui oluline see väärtus tema jaoks on, eks ju. Et antud kontekstis siis saab ka mõelda selliste asjade peale nagu
et mis sulle tähtis on või mis sul on oluline. Noh, näiteks kui sinu jaoks on oluline ausus, läbipaistvus, eks ju, aga et sa ei saa olla aus näiteks oma klientidega või oma meeskonnaliikmetega või võetakse vastu mingeid otsuseid kuskil üleval pool ja neid ei selgitata, eks ju, siis noh, see hakkab ühel hetkel nagu sind rõhuma. Või kui näiteks on ettevõttes väärtustatakse sellist ületöötamist, 24/7 valmisolekut, hiliseid õhtutunde, et tuuakse esile inimesi, kes noh, ma ei tea, öösel tegi tööd, hommikul kell 5 juba saatis meili, eks ju, siis samamoodi, et noh, et kui see ei ole nagu sinu väärtuseks, et kui sa väärtustad ka oma pere ja vaba aega, siis jällegi sa mingi hetkel tunned, et sind kas jäetakse kõrvale või kui sa teed seda kõike kaasa, siis see ei tundu sinu jaoks enam õige, eks. Et jah, või ka arenguperspektiivid, et väga palju on täna ettevõtteid, kes oma inimesi koolitavad, arendavad ja samal ajal, kui see areng on sinu jaoks nagu oluline, aga kui sa oled oma arengus kuhugi kinni jäänud, eks, et sul ei ole nagu võimalik õppida või ka sinu panust ei hinnata, et sa küll pakud ideid, aga tegelikult lähevad kuhugi nagu kõrbes, kuidas see öeldakse, hääl kõrbes kaduma, eks ju. Et siis jälle. Ehk et need väärtused või see, mis on sinu jaoks oluline, eks, et kui see ei ole kooskõlas, siis see hakkab ka suruma nagu vaikselt. Nii et loodan, et inimesed teevad seda siis kaasa ka. Jaa, hästi loodan. Et see tõesti võtab maksimum aega 2 minutit ja aegalt läbi mõelda. Kes kuulab saadet ilma videopildita, siis videopildis olen ma selle slaidi sisse monteerinud, et siis tule võtta lahti YouTube ja vaata uuesti sama kohta nüüd. Et siis sa näed ära ka selle, mida täpselt seal kirjas on ja kuidas see kõik välja näeb. Aga tuleme nagu selle juurde, et ja võib-olla nagu laiemalt ka rääkida, mitte ainult nagu, ja võib-olla tähendab, sa võid rääkida nii kui tahad, aga küsimus tuleb võib-olla laiem nurgalt, et mitte ainult siis nii-öelda tööalase koha pealt, vaid laiemalt ka igapäevaelus. See delegeerimise aspekt, sa natuke enne puudutasid ka seda teemat, et leida nagu ülesanded, mida saaks nagu ära anda kellegi teisele, kui neid on liiga palju. Ja mulle üks sõber ütles, et ettevõtte juhina võiksid see nagu tegeleda asjadega, mis on kõige kasu toomamad, eks ole, ja kõik muu pudi-padi tegelikult võiks nagu ära anda, kui vähe võimalik on. Ja siis ongi see delegeerimise koht, ja võib-olla kodustes tingimustes samamoodi, et võib-olla sa ei taha naisena või mehena teha kõiki asju kodus ära ise. Tahaks nagu midagi ära anda ka. Et kuidas siis nagu seda delegeerimist nüüd siis nagu oma ellu nagu mõnes mõttes nagu tuua ja viia ja kultiveerida, kus tegelikult ei ole inimesena üldse võib-olla selline, kes tegelikult nagu oskaks seda teha ja teistpidi võib-olla sa ei julge seda teha. Ja siis tuleme taas selle saate jutu 3. punktini juurde saate alguses, et võib-olla sul ongi see hea lapse sündroom, et sa tahad hullult nagu meeldida ja tunnustust saada ja pai saada kogu aeg. Ja siis sa enam-vähem surmani nagu teenindad ja teed kõik asju ise. Väga tuttav tunne. Olen seda kõike niimoodi täpselt kogenud. Ikka ise. Väga tubli. Absoluutselt kõike ise. Ise teen paremini. Jah, ise teen paremini, ise oskan, ise teen. Ise võtan omale selle rolli, et ma ise pean tegema ja siis usun seda väga, väga tugevasti, et mina peangi kõigega hakkama üksinda saama ja siis muudkui lasen. Kuni jah, ma alati mõtlen, et see läbipõlemine ükskõik kodustes oluses või siis ka tööl, et see on nagu erosioon, eks ju. Et ta hiilib niimoodi vaikselt ligi. Et sa ei pane tähele, kui ühel hetkel on nagu ohoo, kõik on tühi sinu sees. Aga kuidas seda siis nagu ellu nagu päris viima hakata, et tead, mulle aitab, mina enam ei tee. Niimoodi võib-olla ilus ei ole alati öelda, aga... Jaa, just. Et võib-olla siit tulevadki ka sageli konfliktid, et kui me lõpuks midagi ütleme, et siis ma ütlengi nii, et kõik, mina enam ei tee. Et kuidas või kus siis alustada? Kõigepealt võib-olla delegeerimine üldse, et see ei ole oskus, see on tegelikult sinu mõtteviis. See on sinu mõttemuster, eks ju. See on see, et mina mõtlen, et mina teen ise paremini. Ma ei usalda teisi või siis arvan, et teised on lohakad või ei viitsi teha. Vahel võib ka see olla, et mulle tundub, et teistel juba on nii palju
tööd isegi, näiteks töö kontekstis, ükskõik, kas ma olen juht või spetsialist, eks ju, aga ma vaatan ümberringi, ma tahaks ära anda ja mulle tundub, et aga kellele ma selle annan, et siis ma teen ikkagi ise või kodus samamoodi, eks ju. Ja eks see siin esimene asi ongi see, et tuleb hakata mõtlema teistmoodi. Ehk et kui sa muudad oma mõtteviisi, siis sa muudad ka oma käitumist. Et delegeerimine on ka seotud usaldusega, eks ju, et see ja sageli paljud nagu arvavad, et ma ei usalda teisi, aga see tegelikult näitab, et sa ei usalda ennast, eks. Ehk et kui ma delegeerin ära mingi oma asja, et siis jälle tuleb see, et see on natuke selle perfektsionismiga ka seotud, et kui nad ei tee nii hästi, siis see tuleb nagu mulle tagasi, eks ju, et minu maine kuidagi kahjustub või asjad ei saa selliselt tehtud, et mina kardan nagu ebaõnnestuda, on ju. Et jällegi, esimene samm on ikkagi teadlikkus. Et endale aru anda, et ma ise enam ei jõua, et ma ei pea kõiki asju ise tegema, eks. Ja siis sa saad sealt mõeldagi, et aga mis on need asjad, mida sa saad ära anda, et mis on tõesti vajalik, eks ju, mida sinu eest mitte keegi teine teha ära ei saa, aga mida saavad teised teha. Ja see on kuidagi nagu mõtteviisi muutus sellest, et ongi, et kui ma arvan, et mina teen seda võib-olla kõige paremini, aga võib-olla teine inimene teeb seda teistmoodi. Võib-olla tema teeb ka hästi. Võib-olla teeb teine isegi paremini, aga ma ei ole proovinud, eks ju. Meeskonnas on hästi palju juhina just see, et kui sa ise kõik ära ei tee, siis tegelikult sa annad ruumi ka oma inimestele kasvada. Et ühelt poolt sa mõtled, et sa oled jube tubli, jube eeskujulik, ma võtan kõik enda kanda ja teen ära, eks ju. Aga ühelt poolt viibki see läbipõlemiseni sinu suhtes, sest sa võtad liiga palju asju enda kuklale ja teisest küljest jälle inimestel selline töötähendus nagu väheneb ja ka kasvamise ruum või usaldamatus, eks ju, sellepärast, et neid ei usaldata. Et juht tahab kõik ära teha või minust ei sõltu nii palju, eks, et see on ka nagu, teiselt poolt ju üks selliseid nii-öelda ka tööga rahulolematuse viise, et ma ei saa panustada, et ma olen rohkemaks võimeline, aga mulle nagu ei anta, eks ju, et ma võiksin teha rohkem, aga juht teeb ise enda eest ära. Et ikkagi analüüs, teadlikkus ja selline mõtteviisi muutus, et mida ma võidan, et kui ma selliselt edasi panen nii-öelda, eks ju, et kuhu see siis lõpuks välja viib või ongi, et mis sellest delegeerimisest siis head on, eks ju. Et väikeste sammudega ja just usalduse mõttes, et annad väikseid ülesandeid ära ja õpid teisi inimesi usaldama. Aga ma lisaks kohe siia muidugi juurde, et selle delegeerimise ja üldse kultuuri loomisega, et ükskõik ka kodus või tööl, et sellel on alati ikkagi nagu ka kaks otsa, eks ju. Et töö kontekstis, kui me räägime nii-öelda nüüd läbipõlemisest, siis ikkagi teaduslikud uuringud väidavad, et tegemist on sellise psühholoogilise turvalisuse puudumisega. Ehk et kui sul on kultuur, kus sul ei ole ruumi antud endast nagu vabalt rääkida, katsetada, eksida, õppida, eks, siis inimene ka ei julge võib-olla neid samme nii palju astuda, et see peab olema nagu kahepoolne, eks ju. Et seal on alati nagu kaks külge, et ühelt poolt on inimese enda vastutus oma vaimse tervise ja oma tööde ja valikute juures, aga teisest küljest peab olema ka see kultuur selline, mis seda toetab, et ma saan rääkida ja ma saan nagu oma vajadustele vastavalt siis nagu ka toimetada. Aga teiselt poolt just see nagu, ütleme, ta natuke läheb, uus küsimus läheb nagu natuke sinna delegeerimise ja ärategemise varna just selle mõttes, et nagu vaata produktiivsusel ja produktiivsusel on ka vahe. Ja ma võin ennast ära uputada sinna igasugustesse nonsense tegevustesse. Või ma teen päris asju, mis toovad nagu tulemusi. Ja kui me kuulab praegu keegi, kes võib-olla ennast ära tunneb,
sinu vastuses ja minu küsimuses, siis kuidas nagu aru saada sellest, et kus ma nagu päris produktiivne ja minu tegevused, mida ma igapäevaselt teen, kas töö või ettevõtluse või pere või hobi või trenni või spordi või mis iganes oma elu nimel ma teen, viivad päriselt edasi ja tulemusteni või ma lihtsalt tegelikult olen ennast ära uputanud nonsense nagu meaningless tegevustesse ja ma lihtsalt tõmblen tulemusteta. Et, sest et see tulemusteta tõmblemine võib ka tunduda, et ma tegelikult teen ja ma teen oi kui palju asju ära, aga kõrvad vaatad siis mitte midagi see tehtud. Ja mul endal tekib see tunne vahepeal, et läheb mingi periood mööda, siis vaatad, et aga midagi ei ole muutunud ju. Nagu rapsin või nagu mis nagu valesti on. Jaa, seda hõivatud olemist või rapsimist, et inimesele, et see on selline pettekujutelm, see on nagu kaitsemehhanism natukene. Et ma teen hästi palju, ma olen kogu aeg hästi hõivatud, ma kõigile räägin, kui kiire mul on, aga tegelikult tulemusi ei ole, eks ju. Et ja miks see juhtub, on see jällegi, et inimene ei ole seadnud fookust. Ehk et sa ei ole läbi mõelnud, millised on need tegevused, mis päriselt on nagu vajalikud siis mingisuguse asja saavutamiseks. Et muidu sa võidki jääda nagu tühja rapsima ja siis miks inimene siis ei tee neid tegevusi? Üks asi on see, et ta ei tea. Eks, et sageli sa mõtled, et mul ei ole aega teha mingit olulist asja, aga üks asi on see, et sa tegelikult ei tea, kuidas seda teha. Või siis sa valid midagi kergemat. Jah, just. Või siis on seal taga see hirm, eks ju, et ma ei oska teha või see ongi keeruline või sealt võibki kuidagi tulla see, et äkki ma teen mõne vea või mida teised arvavad või eks, et ikkagi üldjuhul nendest olulistest, suurematest tegevustest hoiavad meid tagasi hirmud. Ja need lood, mida me ise endale räägime just eelkõige et mul on nii palju teha ja võt ma ei jõua, eks ju. Aga kui sa vaatad läbi, mis on tegelikult see oluline tegevus ja kuidas mina oma päeva alustan, on see, et ma mõtlen iga päev, mõtlen läbi ühe päriselt olulise asja, mille ma pean tänase päeva jooksul siis päriselt nagu korda saatma ja ära tegema, on ju. Ja kuna inimese energia on nagu aku, mis laeb ennast mingi hetkel tühjaks, eks ju. See on piiratud. See on piiratud, jah. Et sul on mingisugune osa sealt, on ju, hakkab seal 100 pihta ja hakkab kahanema. Ehk et kui sa tead, mis on see kõige olulisem asi, mis sa pead ära tegema, siis hästi hea soovitus on see, et tee see siis ära kohe hommikul, siis kui sul on veel seda energiat selle raske asjaga tegeleda. Et muidu on see, et sa hakkad seda edasi lükkama, eks ju, ja lõpuks on sul see koorem nagu taga kuklas, sa tegelikult tead, et sa midagi peaksid veel või muud asja tegema, aga siis sa sipsid oma pisikeste nende nagu tühja tähe peale, läheb su ressurss ära, eks ju. Et kui sa õpid nagu ära selle süsteemi, et sa teed hommikul kohe kõige raskemad ja kõige olulisemad asjad ära, üks tore raamat on selle kohta, Eat the Frog, et ma ei tea, kas sa oled kuulnud, eks, et söö konn ära sõna otsas mõttes, eks ju, et konna söömine inimesele kujutab, et ta tahab midagi jälki ja niisugust vastikut, on ju, aga et söö see üks konn või kõik need 3 konna, on ju, kohe hommikul ära, et siis sa ei pea sellega rohkem tegelema. Et ja teine asi on see, et see on nagu seotud siis ka pärast selle õnnetunde või rahuloluga, eks ju, et sul ei teki sellist võib-olla rahulolu tunnet, et kui sa teed neid väikseid asju, aga et see oluline asi on ikkagi tegemata, eks ju, et kui sa selle olulise asja ära teed, siis see rahulolu, jess, ma tegin ära, vaata, on ju. Et see jälle kannustab nagu edasi. Ja hästi, ikkagi selline plaanipärane, et sa pead ikkagi teadma, jah, et võib-olla endale ei maksa ka liiga suurt survet jälle avaldada, et ma peangi kõik need väiksed asjad ära jõudma teha, eks ju, et see on rahulikult väga okei, et kui sa teedki võib-olla pool nendest, on ju, aga ikkagi, et kõige olulisem on see, et sa teadvustad, mis on see sinu jaoks kõige tähtsam, eks ju, mis on see, mis viib sind edasi. Hästi hea raamat on see üks asi, ma ei tea, kas sa seda oled lugenud.
et sama, et seal on see, et eks, et kui sa teadvustad, mis asi on üldse nagu selle aasta jaoks sinu kõige olulisem prioriteet, mida sa selle aastaga tahad saavutada, on ju. Ja kuidas siis mis on nagu lähtuvalt sellest, mida sa pead tegema iga kuu selleks, mida sa pead tegema iga nädal, mida sa pead tegema iga päev selleks, et seda oma aasta eesmärki, eks ju, täita. Et see hästi ikka aitab, et siis need väiksed asjad tõesti ongi, et ma vaatan, et võib-olla midagi jätsin tegemata, midagi lükkasin homseks, on ju, aga et see oluline asi, et see on tehtud. Ja see oluliste asjade tegemine on nagu ülioluline punkt, mida igapäevaelus me ise ka kokku puutume ja näeme. Ja ma ise näen ka, et mingites kohtades ma lihtsalt mingeid asju lükkad edasi. Lükkad. Mõtled, et aga miks sa teed et niimoodi, et homme teen ja siis homme tulevad jälle muudised vahele ja jälle ei tee. See ongi ka võib-olla täpselt see hea koht nagu mõelda, eks, et aga miks ma lükkan seda edasi, et mis seal taga on. Et seal taga ju on midagi, et ma lihtsalt ei lükka nagu niisama, on ju. Et miks ma ei taha seda teha, et mis see tunne seal taga on. Tihtipeale see on nagu minu puhul vähemalt, ma näen, et on ka see, et see tegevus tegelikult toob tohutu palju kasu, kui ma seda ära teeksin. Ja tegelikult toob mulle soovitud kasvu, aga ma ei tee seda. Ma ise nagu hoian ennast kinni. Ja hakkan tegelema siis, kui on nagu põhimõtteliselt kõri kinni. Siis nagu suurest hirmustan, et paanikast tegutsed ja siis enam-vähem suurest ärevusest stressist teed see lõpuks ära. Jaa, selle tegevuste juures on alati muidugi ka see, et mida ka inimesed sageli mõtlevad, et asi on nagu tegevustes, eks, et selleks, et edasi jõuda. Aga väga sageli on tegelikult asi nagu inimeses või inimeseks olemises. Ehk et kes peab olema, et kes ma inimesena pean olema selleks, et need asjad ära teed. Ehk et kui ma nagu kasvatan endas neid jooni, milliseks ma pean saama selleks need asjad ära teha, eks. Et kui ma olen siis inimene, siis ma teen need asjad ära. Et see rõhk ei ole mitte sellel asja tegemisel ja tegevusel endal, vaid minul. Enda kasvul. Ja seda ma olen ka märganud ja mõelnud ja seda tegelikult räägivad päris palju, et mitmed erinevad raamatud ka, kaasa arvatud Napoleon Hill on üks neist, kes oma raamatus mõtlemismuutus rikkaks sellest räägib. Ma loen seda raamatut praegu jälle teist korda nii-öelda nüüd nagu niimoodi, et ma panen kirja asju ja püüan kaasa mõelda ja arutleda ja seal on ka tulnud seda kohta esile, et püüda olla nagu täna juba see, kes sa tahad mõne mõttes olla, aga enda võimaluste ja võimekuste piires. Aga teinekord on juba keeruline teha seda ja teil sattusin naisega vestlema sel teemal ka, et seal oli üks harjutus, kus tuli jälle midagi detailselt ette kujutada ja lahti kirjutada endale mingisugune samm-sammuline teekond, eks ole. Teekonnast, mida ma ei tea. Mis tegid küsimused, aga kuidas ma saan lahti kirjutada midagi, mida ma tegelikult ei tea? See, nagu see ei ole üldse loogiline. Kuidas ma saan, kui ma ei ole varem teinud, pole varem ehitanud autot, kuidas ma saan ära kirjutada ja kaardistada punktist A, punktis ette kõik tegevused, mis on seotud ühe auto ehitamisega ja panna need õigesse prioriteetide ja nagu kronoloogilise järjekorda ka. See ei ole nagu, see tundub nagu nii brain dead tegevus, et täiesti ebaloogiline. Aga siis me arutasime ka, et aga ju siis ongi see, et sa hakkad enda tänase võimekuse, võimaluste ja teadmiste piires lihtsalt seda tegema ja õpid siis ja kohaned jooksvalt. Ja teine asi mulle kohe tuleb siia mõttesse, et kas sa selle peale oled mõelnud, et nende sammude seas võib olla ka üks tegevussamm selline, et sa leiad omale mentori, et sa leiad inimese, kes oskab seda, kes on seda autot kokku pannud, kes teab seda sisu ja kindlasti kui sa tead, millist oskust sa vajad või millist inimest sul on vaja, eks ju, siis kindlasti sa leiad selle inimese, et kellelt võib-olla õppida kellegi käest ja see võib ka olla üks sinu tegevussammu osa, et sa ei peagi ise kõike välja mõtlema, eks ju. Sellele ei ole mõelnud. Niimoodi selle nurga alt, aga tõepoolest sul võib õigus olla, et alati ei pea kõik ise teadma, vaid või tuua kõigi teine selle teadmise sulle või täienduse. Aga jällegi see koht, et üldse niimoodi mõelda, vajab jällegi inimese avardamist, et ta mõtleks väljapool iseennast. No sellepärast ongi ja ma vahel mõtlen ka, et see coaching ongi, et kuna sa seal ju, et sa ei anna inimesele retsepti, et tee nii või et minule see sobis, et tee sina ka, eks ju. Vaid see kuidagi ongi, et kui sa nagu inimest kuulad, siis sul nagu lihtsalt peegeldad talle vastu, sa oled nagu peegliks, eks ju, või kuidagi läbi küsimuste ja inimesel endal tekivad mingid taipamised, eks ju, et sa jällegi, inimene ise ei oska enda sisse selliselt näha. Rääkides coachiks olemisest, me enne rääkisime sellest, et sul on suurepärane võimekus aidata inimesi nende karjääriteedel.
aga sul on veel suurepärane võimekus aidata inimesi ka läbi coachingu. Mis sa seal täpsemalt teed? Kuidas see protsess läbi käib sinuga, kui täna keegi siin kuulab meid ja mõtleb, et okei, ma olen valmis andma võimaluse ja ma päriselt mõnes mõttes tungivalt nagu tuletan jälle meelde ja soovitan, mida ma saate alguses ka ütlesin, et kus ei ole varem ühegi coachi sessiooniga kokku puutunud või ühegi coachiga nii-öelda koostööd teinud või pole isegi üldse inimestega või kellegi teise inimesega, eriti võõraga, minust võõraga just tekib see kogemus, sõpradega tihti või tekib sõbrannadega või enda pereliikmetega, aga võõraga ennast nagu jaganud ja avanud. Mine proovi, noh. See on nagu midagi nagu nii teistsugust, et mul on nii palju tuttavaid enda ümber ja sõpru olnud, keda ma olen soovitanud siis ka minna teatud inimeste juurde, kelle juures mina olen käinud. Ja nad kõik alguses on nagu sellised, et nagu kuidas ma avan ennast võõrale inimesele? Ja kuidas ma avanen ja kuule, come on, ta ei aita ja no, kuidas ta mind aidata saab? Mismoodi, noh? Mis kasu sellest on, kui ma talle räägin sellest? Ja ta käib ära seal ja 1-2 korraga tegelikult ta saab mingi leevenduse. Ka mõni saab rohkem, mõni saab vähem ja vastavalt enda avatusele ja võib-olla mis iganes, ma ei tea, sellele connectionile, mis seal tekib inimese vahel. Aga lihtsalt see pool, et nagu you never know, noh. Nii et räägi Merle korra sellest ka, mida sina tegelikult nagu inimesega coachi sessioonis nagu teed? Kuidas sa coachina nagu töötad? Ja mis on võib-olla need peamised teemad, millega nagu sinu poole tegelikult nagu pöördutakse või võib-olla ei olegi teemas, võib-olla ongi hästi laialt, suudad nagu kõigest nagu kaasa tegelikult rääkida. Ja kust sind leida saab selle jaoks? Kõigepealt, et leida saab merlerebane.ee. Väga lihtne. Ja kuidas me siis töötame? Et ma arvan, et minu tugevus on alati olnud empaatiavõime ja uudishimu. Et ma natukene usun, et see on selline isegi, see on arendatav. Seda me õpetame nii-öelda ka või õpetan oma arenguprogrammides ja koolitustel. Et seda kõike saab arendada, aga minu puhul on see natukene selline kaasasündinud oskused. Et ma mäletan juba väga väikse lapsena, eks ju, et kui meid kodus nurka pandi seisma, siis mina olin ikka see, kes esimesena palusin vabandust ja siis kutsusin, et õde, tule, lähme nüüd mängima, eks ju. Et kuidagi, et selline, et mis see sulle maksab, et kui sa palud andeks ja kuidagi selline ruumi hoidmine või et terve elu on inimesed kuidagi tulnud minu juurde rääkima. Aga coachingus töötan hästi palju läbi lugude. Ehk et seesama, et kui inimene tuleb, ütleb, et ta näiteks ei tea, et tal ei ole ühtegi tugevust, et ta tahaks näiteks uuele tööle kandideerida, eks ju, siis ma lasen rääkida lugusid. Ja nopin siis lugude seest välja need märksõnad, mida ma hakkan inimesele tagasi peegeldama. Et ma arvan, et selline lugude rääkimine. Aga me vaatame läbi ikkagi need väärtused, mis inimese jaoks on tähtis. Selgitame välja, kui palju ta täna oma väärtustele vastavalt elab, mis on temal puudu. Vaatamegi neid tugevusi, millele ta saab toetuda, tema kogemust, mis tal on eelnevalt olnud. Sest veel kord meil kõikidel on olemas kogemused, oma saavutused, inimesed vahel ütlevad, et mul ei ole mitte mingit saavutusi, aga siis nad hakkavad rääkima ja tegelikult jällegi selline enda pisendamine, et sa arvad, et sul ei ole, või et sa ei ole midagi erilist teinud või et sul ei ole kuidagi, aga me oleme kõik nii unikaalsed, meil on kõikidel midagi pakkuda. Et need asjad tulevad välja. Et karjääricoaching on üks asi, aga teine asi ongi, et inimene kas tunnebki, et sellist on vaja töö ja elu tasakaalu leida või ongi piiravad uskumused, et sa tunned rahulolematust, et mingi hetk nakib nagu tunne, et ma ei saa nagu niimoodi enam edasi elada, ma täpselt ei tea, mis mul seal taga nagu on, miks mul see rahutus on, eks ju, ja et kuidas siis nagu edasi minna või mis need esimesed sammud üldse võiksid olla. Et siis me vaikselt hakkame nendel teemadel rääkima. Sa mainisid just eneseusku, enesekindlus võib olla või selle puudumine. Ja mul on siin kirjas ka, et on sul äkki välja tuua mõned üksikud enesekindluse suurendamise ja tõstmise nipid
või mingid siuksed tööriistad, võtmed, mida täna kohe nüüd rakendada saaks, mis päris ikka nagu töötavad ja aitavad enesekindlust siis kasvatada? No mõned väiksed nipid on võib-olla sellised, et kõigepealt, et me räägime endale igasuguseid lugusid, eks ju. Ja kui jutt on enesekindlusest, siis sageli ju inimene ütlebki, et ma ei ole, et minu jaoks ei ole see võimalik või mina ei oska seda või mina kukun alati läbi või mul ei tule kunagi välja, eks ju. Et esimene soovitus on see, et aga mõtled, kui sul näiteks hea sõber või sõbranna, eks ju, et kui räägiks sinule seda juttu, et mis sa talle ütleksid selle peale? Ja siis on nagu see, et aga ütle endale seda, räägi endale seda sama juttu. Et me miskipärast nagu ise ennast pisendame tavaliselt. Kui me sõbrale anname nõu, siis me julgustame, me toetame, muidugi proovi või kuule, sa oskad väga hästi, vaata, kui tubli sa oled või et sa oled seda ju teinud, eks ju. Aga kui me hakkame ise endale nagu rääkima lugusi, siis miskipärast on need lood enamasti negatiivsed. Ehk et üks lihtne nipp on see, et vaata ise ennast ja räägi endaga nagu oma parima sõbraga. Jube raske. Ei ole. Jube raske. Siis kohe hommikul jällegi selline hommikul hea nagu traditsioon, et vaata, inimesed ongi nagu erinevad. Ühed inimesed on keskendunud lahendustele ja teised on keskendunud probleemidele. Ehk et üks hoiab fookuses seda, et kuidas ma midagi saan ja teisel on kogu aeg fookus sellel, kuidas ma ei saa. Oi, kui palju mul on ka koostööpartnereid ja endal, eks ju, kolleege või ka kliendid tulevad tõesti, et meie ei saa, ma ei tea, isegi meeskonna coachingus terve meeskond ütleb, et see ei ole võimalik, et meie ei saa mingit oma koosoleku korda muuta, me ei saa teise osakonnaga suhteid kuidagi ja siis, kui sa sead fookuse sellele, aga kuidas ma saan, vaata siis su aju hakkab juba teistmoodi tööle. Ta hakkab otsima võimalusi, sellepärast, et meie aju on selline huvitav tegelane, kes mängib hästi meiega kaasa. Et kui me ütleme talle, et see ei ole võimalik ja et ma ei saa, siis ta otsib meile tõestusi, eks. Sul võib päevas olla võib-olla 15 asja, mida sa nagu väga hästi said, aga ainus, mida su aju näeb või mida sa taipad, on see, et aga võt see üks asi ebaõnnestus on ju, ja siis sa jääd sinna kinni. Ehk et jälle, pane fookus sellele, mida sa saad. Et juba hommikul, juba enne, kui su jalad puudutavad maad, eks sa ärkad kas raskustundega, jälle mingi päev tulema sees, et mingid rasked asjad ja ma ei taha, on ju. Või teine asi on see, et sa juba hommikul mõtled, et tuleb suurepärane päev, see on see üks asi, mida ma teha tahan, mul on selleks kõik oskused olemas, ma olen suurepärane, ma saan hakkama ja siis sa vaatad, et kuidas sa selle, mismoodi sa nagu hakkama saad. Aga üks trikk on ka väga hea, võib-olla veel enne seda, mida teha, et pane lihtsalt kirja. Pane kirja oma saavutused. Ja jällegi, see saavutus ei pea ju olema väga suur. Mis iganes, sa lõpetasid kooli ära, sa lõpetasid ülikooli ära, sa sünnitasid lapse, sa said kuhugi tööle, erinevad asjad, eks ju. Sa tegid karjääri, sind valiti kuhugi. Et pane need saavutused kirja ja võta see aeg, see võtagi palju aega, 5 minutit, eks ju, 10 maksimum. Ja kui sul tekib jälle selline nagu tunne või enesehaletus, et sina julge või sina ei saa, siis sa saad seda nimekirja alati nagu enda tunnustamiseks ja oma olemise tugevdamiseks nagu ära kasutada, eks ju. Et sa oled eelnevalt mõelnud, et millele sa saad toetuda. Et sellised väikesed asjad ja mis üldse enesekindlust puudutab, siis tegelikult on see, et ainus, mida sul on vaja, on tegelikult julgus. Ehk et enesekindlus tuleb tegutsedes. Sa võid jäädagi mõtlema teoreetiliselt, et võiks, peaks, teeks, ma tahaks, eks. Aga astu see esimene samm. Ja kui sa hakkad kogema eduelamust, siis sa julged juba astuda suuremat samme ja võtta rohkem asju ette, eks ju. Ja isegi kui see sulle ei õnnestu, siis see ju ei tähenda, et sa ebaõnnestusid, vaid sa saad väga hea kogemuse, mida sa õppisid. Et me oleme kõik inimesed, et mul praegu tuleb meelde üks koolituslugu, ma kunagi tegin hästi palju teeninduskoolitusi, siis mul oli pikk paus koolitustes, eks. Ja kui ma pärast pikkade aastate oli jälle võimalust koolitust teha, siis kuidagi see teadmine, et ma olin nii hea, vaata, on ju.
et inimesed käid koolitustel ja ütlesid, et issand, nii lahe oli ja et millal jälle saab tulla ja et noh, ja siis ma arvasin, et ma olen ikkagi väga siuke oskaja. Aga ma olin nagu ära unustanud mingisugused väga olulised asjad, noh üldse, kuidas sa ennast tutvustad ja kuidas see koolitus algab ja kuidas sa selle kokku võtad, eks ju, et isegi kui see sisu oli nagu hea, on ju, siis see minu võib-olla see ärevus või ebakindlus, see kuidagi nagu paistis välja. Ja siis, kui ma sain selle tagasiside, et kus mulle siis seda peegeldati, siis alguses oli see, et mis mõttes on ju, et nii hea, nii hästi, et see tulemus, mida nad meeskonnana saavutas, oli päriselt hea, eks ju. Ja kõike seda nad kasutavad tänase päevani, aga lihtsalt, et enda suhtes tuli selline, et see suutis seda kriitikat nagu vastu võtta, on ju. Ja siis ma mõtlesin natukene selle peale ja siis ma võtsin uuesti ühendust selle ettevõttega ja ma ütlesin, et issand, suur tänu teile. Et see on nii väärtuslik, vaata, et sa mulle seda tagasisidet praegu annad, eks ju, et see on minu õppimise koht. Ja tänu sellele, kuidas sa siis arened pärast, ütleme, mingit sellist tagasilööki, eks ju, see on nii võimas ja see on nii suur, et oluline on jälle mitte jääda kinni, eks ju, et see üks asi sul ebaõnnestus, aga et mida sa tänu sellele õppisid. Ja need tagasisided ei ole üldiselt väga tihti võib-olla kõige mugavamad. Nad tulevad nagu võib-olla hästi toorelt ka veel. Ja see on ka selline nagu muskli kasvatamise koht, vaata. Et nii nagu käid jõusaalis, eks ju, ja samamoodi on selle tagasisidega, et kui sa nagu võtad seda teadlikult, alguses oled sa rohkem haavatavam, sellepärast, et see puudutab mingit sinu ego, sul tuleb selline minakaitse läheb peale, eks ju, see on kuidagi sinu väärtustega võib-olla mingi vastuolus, mis sulle öeldakse, ja sa ei võta nagu aega, et mis seal taga on, eks. Aga kui sa õpid nagu märkama, õpid jääma rahulikuks, olema uudishimulik ja vaatama nagu asja laiemalt, siis sa õpid olema tänulik selle tagasisides. See on ka selline oskus, mida saab nagu tugevdada endas ja harjutada. Ja ma olen täitsa nõus, püüan viskavad mingid enda varasemad kogemused ette, kus midagi nagu feedbackini öeldud või nagu soovitatud. Ja eks need triggerid on olnud küll ebameeldivaid nagu kohti, kus vaatan, et aga ma ei ole nagu nõus sellega. Üldse ei ole nõus. Ja tead, mis inimesed ongi, vaata, kui sa saad mingit sellist tagasisidet, siis ongi, et sa süüdistad, kas ma ei tea, teist inimest, situatsiooni, on ju, aga et kui sa nagu süüdistad teist või isegi kui sa ennast süüdistad näiteks, on ju, et siis see ei vii nagu lahendusteni. Et kui sa hakkad nägema, aga mida mina oleksin saanud ikkagi selles situatsioonis teistmoodi teha, eks ju. Et siis sa leiad need kohad, sest esimene reaktsioon on väga inimlik, see on alati, aga mina tegin kõik õigesti. Et ma nagu absoluutselt on ju. Ja siis, kui sa korra mõtled, siis sa saad aru küll, et tegelikult oleksid võinud sina ka midagi teistmoodi teha. Mina ju ometi ei eksi. Absoluutselt. Nii me tahame kõik arvata. Ma olen ikkagi profid ja rohv. Ei, ja see ongi kõige hullem, et profid, vaat see on jälle see, et meie uskumus, et profid ju ei eksi. Jah, aga profid eksivad ja õpivad ja läbikukkumine on ka väga inimlik ja väga lubatud. Just. Sa puutusid natukene ka mõtteviisi, inimaju ja uskumust. Ja ma vaatan, et siin on nagu oleme siin neid küsimusi erinevalt kirja pannud ja ma näen, siin on küsimus, mis puudutab sellist terminit nagu kinnistunud uskumus. Ja see läheb tugevalt kokku, ma saan aru, ka coachiliku maailmavaate ja käsitlusega ka, et kuidas saab inimene aru, et tema uskumused teda tagasi hoiavad ja mis on esimene praktiline samm uskumuste muutmiseks. Et peatume korra sellel ka. Sest mulle tundub, et see on ka midagi sellist jälle, mida ennast kõrvalt näha on teinekord väga keeruline. Ja veel raskem on endale tunnistada, et mul on mingi jube suur uskumus, mis mind tegelikult kinni hoiab. Aga coachid on avanud mul neid uskumusi ja toon nagu niimoodi kandikul ette. Ja siis sa vaatad ja tunned seda valu ja rõõmu korraga, et ongi niimoodi päris julm. Poleks uskunud, et siuke asi on. Ise olen süüdi. Näed, ise olengi. Ise vastatan. Et mis sa mõtled selle all? Kinnistunud uskumus? See tähendab jah, piiratud
sind piirav uskumus. Ehk et see on mingi takistus, mille sa oled ise endale loonud. Ehk et sinu mõtteviisis on midagi sellist, et see asi ei ole mulle võimalik, mina ei saa selline olla, mina ei saa seda teha. Et kui sul tekivad nagu sellised mõtted, eks ju, et sa vaatad teist inimest mingi oskusega ja tema saab, aga mina ei saa. Just, tema saab, aga mina ei saa, on ju. Ja minul endal on lihtsalt see kogemus, et kuna ma olin väikse tüdrukuna hästi vaikne ja hästi tagasihoidlik, et pigem oligi, kuna kodused olud olid ka sellised keerulised, et nagu ma ütlesin, et ma olen juba väiksest peale üsna empaatiline, et see on kuidagi mul selline tundlikkus on natukene kaasa sündinud, et siis ma ei tahtnud olla kellelegi enam koormaks, ma nägin, et mu emal oli niigi raske. Ja mingil hetkel ma ikkagi nagu väga kartsin inimestega rääkida ja võõras seltskonnas kuidagi nagu esile tulla ja ühel hetkel ma sain aru, et see tegelikult takistab minul edasi liikumist. Ehk kui ma hakkasin karjääri tegema, eks ju, mul oli ükskord selline olukord, kus mind saadeti Saksamaale õppima paariks kuuks, siis ma tulin sealt tagasi ja siis personalijuht ütles, et Merle, et tee nüüd ettekanne teistele ka, et mis sa seal siis õppisid. Ja ma reaalselt keeldusin sellepärast, et mina ei ole inimene, kes esineb, mina ei ole see inimene, kes kellelegi ettekannet teeb, eks. Ja pärast seda ma nagu sain aru, et ma jään ise endale väga suureks takistuseks, et ma ei taha olla nagu see, kelleks minu minevik on mind tänaseks kujundanud. Et ma nagu kuidagi sain aru, et ma saan luua oma tulevikku endale ise. Ja ma hakkasingi treenima, eks ju, mingid koolitusi, vaikselt kuskilt sõna võtma, oma arvamust vaikselt välja ütlema hakkama, aga et see on olnud nagu väga pikk teekond. Ja sellest mul tänaseks nagu on see, et kui ma kuulen inimesi ütlemas, et ma ei saa seda sellepärast siis ma olen nagu, sa saad kõike, mida sa tahad. Inimene saab kõike, mida ta suudab endale ette kujutada, eks ju. Ja kui tulles nüüd selle kinnistunud või piirava mõttemustri juurde, et siis sa nagu hakkadki vaikselt mõtlema, et mis on see, mida sa enam ei tolereeri või mida sa ei taha enam taluda või mis on see, mida sa päriselt tegelikult tahad, eks. Et kui sul oleks kõik võimalik, et täna sa ütled, et mina seda ei saa, aga kui sa saaksid, mida sa teeksid, kui sa saaksid, või kuidas sinu elu muutuks, kui sul oleks see oskus, eks ju. Ja kui inimene, või ongi, mida me coachingus ka teeme, et me natukene visualiseerime, eks ju, et või vaatame, et milline mu elu oleks, kui mul oleks mingisugune oskus või omadus juures, on ju. Et hästi sagedasti on see, et kuidagi inimene mõtleb, et näiteks kui kool on läbi või ma olen nüüd, ma ei tea, 18 või et ma olengi, et kõik need oskused ja omadused, mis mul on, et nüüd ma olengi selline ja kõik mu tulevik, mille ma valin, on selle järgi, milline ma täna olen, eks. Aga tegelikult on see, et me oleme võimelised saama paremaks absoluutselt igas asjas. Jah, loomulikult, eks ju, et keegi on andekam mingil alale, on ju, või on väga suur edumaa, et ma ei jõua talle nii kiiresti järgi, aga ma saan paremaks absoluutselt igas asjas, mis minu jaoks on oluline ja tähtis, kui ma pühendun ja kui ma teen seda korduvalt. Ja see ongi see, mis siis, et kus see vahe nagu tuleb, on ju, et kui sa hakkad mõtlema ja võib-olla siia selline väike mudel ka juurde, et mina nimetan seda mõjukolmnurgaks, aga võtame selle sama delegeerimise näiteks, on ju, et kui mul on, et see siis on nagu mõte, tunne ja tegevus. Et kui mul on mõte, et delegeerimine on aja raiskamine, et ma teen ise paremini, siis tunne seal juures võib olla selline, küll frustratsioon, eks ju, ülekoormatus, aga ja see tegevus on seal taga see, et ma ei tee, ma olengi murelik, olen võib-olla närviline, aga ma ei delegeeri, eks. Nüüd, kui ma vahetan oma mõtte ümber, et delegeerimine on teistele võimaluse andmine, minu meeskond saab kasvada, see on minu aja vabastamine,
millegi olulisem arvelt, mida ma saaksin teha. Et delegeerimine on hea, see loob mulle võimalusi ja see loob võimalusi võib-olla minu kolleegidele või meeskonnale, eks. Siis nüüd see tunne seal taga on selline rõõmsam, erksam, lootustandvam, eks, ja tulemus on see, et ma delegeerin. Ehk et see mõte, tunne, tegevus on hästi see, et mida sa saad iga oma ennast piirava uskumusega nagu mõelda korra, et kui sa ütled, et see ei ole minu jaoks võimalik, aga mille vastu sa saad selle vahetada, eks, et see on minu jaoks võimalik, mis tunde see sinust tekitab, on ju. See annab kohe sulle energiat juurde, kui ma tean, et see minu jaoks võimalik, siis mu aju hakkab jälle tööd tegema, et kuidas see minu jaoks võimalik, eks, siis ma võtan neid samme ette. Kui ma mõtlen, et ma olen näiteks kuhugi kandideerimiseks liiga vana, jälle, siis mul tekib selline halb enesetunne, eks ju, ja tegevusetus. Kui ma mõtlen, et see vanus annab mulle kogemuse ja annab kandideerimise eelduse, siis see tunne seal taga on hoopis see, mis mind ajendab tegutsema, eks. Ja nõus. Ma panin endale kirja, et see sama küsimus, et kuidas elu muutuks või milline oleks elu, kui mul see oskus oleks? Mul on seal ühe sükse enda praegu ühe kogemuse õppimise juures, uus valdkond, mitte väga uus, aga olemasoleva valdkonna uus kiht. Lükkan edasi seda, ma arvan, juba eelmise aasta septembrist. Võtta ette seda, ostsin endale ligipääsu, et õppida ja ei tegele sellega. Sest et iga kord, kui ma näen inimesi, kes sotsiaalmeedias sellega tegelevad, siis minul tuleb see, et aga mina ei saa. Mina ei saa nii edukaks selles. Ja me isegi viitsi proovi hakata. No just, ja kui sul on selline mõte, eks ju, täpselt siis ma ei võtagi ette seda. Jah, sa ei võtaks seda ette. Ma isegi alusta sellega, sest et mingi plokk on ees seal. Ja selliste küsimuste jaoks on ka väga hea jälle selline mõtteharjutus, et aga kui see ei ole tõsi, et ma ei saa hakkama või millel baseerub minu uskumus, et ma ei saa hakkama, eks? Kas mul on tõendeid, kas see on fakt? Kas see on nagu minu subjektiivne arvamus või on see fakt, et ma ei saa hakkama? Siis reeglina inimene leiab, et tegelikult see ei ole fakt, eks ju. Et see ongi minu subjektiivne arvamus. Ja siis tuleb jälle see sama, aga mida sa sõbrale ütleksid, on ju? Et ütle endale seda sama. Tuleme selle meeskonna coachingu poole peale ka, et sa natuke ka siin juba eelnevalt mainisid seda, et sa oled saanud mingi hetk siis hakkasid käima esinemas ja rääkimas ja koolitamas inimesi ja meeskondi ja nendega vestelnud ja peatus korra selle poole peal ka just, et mõtlen võib-olla just nagu selle poolt aruta, et kui kuulajate seas näiteks on täna inimesi ja neid nii mõnigi teie seas on, kes ja võib-olla ka neid, kes alles esimest korda seda tulevad kuulama, kes ei olegi varasemalt minu podcasti kuulnud. Aga teie seas on inimesi, kes tegelikult on juhid ja võib-olla töötavad ettevõttes juhtivate kohtadel või on kuidagi seotud juhtivate ülesannetega, delegeerimistega, meeskondadega, vastutavad kuidagi inimeste igapäevaste rollide ja tegevuste eest. Siis kuidas hoida nagu sellist mõnusat kultuuri, kus tegelikult, nagu me saate algul ka rääkisime, et ei oleks läbipõlemisele suunitletud töökeskkond. Ja võib-olla nagu meeskonna nagu selline koostöö. Et kuidas hoida tasakaalu töö, efektiivsuse ja puhkuse vahel, sest kohati tundub, et tänased start-up ettevõtted, kes siin suured kõik on, või kui ma kuulnud olen ja natuke seespool ka näinud olen, siis kohati nagu tundub, et see ei tehta midagi. Teistpidi tundub, et seal on nagu räme orjastamine. Et kumb ta siis on? Äkki avad ka siin natuke enda mõtteid? Kuidas seda hoida? No standardi annab ette ikkagi juht. Kultuurilooja on juht. Jah, loomulikult mul endal on ka kogemus, kus inimesed hakkasid seda kultuuri ümber kujundama, aga tegelikult mida me meeskonna juhtidega ka õpime, on just see, et kuidas siis sellist ruumi kujundada inimestele. Et üks asi on see, et juht ise oma käitumisega loob eeskuju, eks. Et jällegi, et mida sa väärtustad või mida sa välja näitad. Et mul on kogemus ka väga erinevate ettevõtetega,
ja ma võin öelda, et väga paljudes ettevõtetes täna siiski veel on nagu seda, et pikistame inimesest kõik välja, mida rohkem, seda uhkem on ju, mis iganes temaga pärast juhtub, et see pole nii tähtis, et ma keskendun tulemusele. Ja samal ajal on teiselt poolt näen ettevõtteid, kus on nagu täiesti õpiku näide, kus juht ütlebki, eks ju, et ma tahan, et minu inimesed on tööl puhanud. Ma tahan, et nad, kui nad tööl on, siis nad päriselt jõuavad teha palju ja teha head tööd ja selleks, et nad seda teha saavad, siis peab olema neil piisav puhkeaeg. Ehk et see ongi, et kuidas sa seda siis nagu toodad, eks ju, et kui sa räägid oma eksimustest näiteks, eks ju, avalikult, et meil on kõigil võimalik õppida, et nad tegi mingi otsuse, mis ei olnud võib-olla õige, on ju. Kui ma ise väärtustan seda, et ma lähen ära õigel ajal töölt, kui ma ei näita standardit ette, et ma saadan, ma ei tea, öösel või õhtul hilja, eks ju, e-maile või kuidagi nagu õhtul hilja ei ütle, et mingi asi on vaja ära teha. Et ikkagi oma tegevustes ja väärtustes peab see nagu välja paistma, et inimesed saavad ära ja tunnetavad, kuidas see kultuur meil on, eks ju. Ja sama, et võib-olla mõned fookuspäevad näiteks, eks ju, et mõned päevad, kus ei ole koosolekuid, et kus sa saadki päriselt keskenduda võib-olla oma mingile põhiteemale või meeskonnajuhtidele ka, et alusta koosolekut oma meeskonna energia sellise check-in'iga, et küsi inimestelt, et mis su energiatase täna on, mis on see, mis seda energiat sult võtab või kuhu see, eks, et mis tunne sul täna on, et sellistel teemadel nagu rääkimine, see loob kõik sellist usaldust ja sellist õhkkonda, kus inimesed julgevad siis ise samamoodi võtta selle pausi nagu või vaba aja endale, eks ju. Mul tuleb endale meelde praegu üks olukord, kus tegin hästi palju, olingi üle tunde ja võtsin siis ühe vaba päeva. Et tõesti nii palju nagu ületööd teinud ja sõitsime siis perega Riiga, autoga. ja samal ajal mõtlen, et pikk autosõit ja arvuti oli kaasas, teen arvuti lahti ja hakkasin siis tööd tegema, on ju. Ja mees reaalselt ütles mulle, et Merle, ma viskan selle arvuti praegu aknast välja. Sest eesmärk oli minna perega koos aega veetma, eks ju. Selle tõttu, et mind ei ole olnud nagu nii pikalt nende jaoks saadaval ja nüüd ma võtan välja nagu arvuti ja hakkan tegema tööd, eks. Et see päriselt nagu pausi võtmine, et see on ettevõtte nagu kultuuri osa, et seda teevad nagu kõik. Ikkagi juht on alati see, kes näitab, kuidas need asjad on, ju. Kui juhi jaoks ei ole pere näiteks oluline või ongi see, et 24/7 tuleb tööl olla, eks ju, siis on väga raske seda nagu ka inimestel järgida. Ja see sinu näide on hea näide, ma ise märkan ka seda, et kuna ma töötan kodus enamasti, siis laps mõnikord kõrval seal teeb mõnikord, aga igapäevaselt teeb oma asju, eks ole, vahel vaatab ka mingit telekat asja ja siis mängin mina temaga ja siis ma mõnikord märkan ennast nagu mingite pikkade sentside keskel, töötsüklite keskel või lõpus on, et jah, ma olen kodus ja ma olen temaga samas ruumis, samas koos, aga tegelikult ma ju ei ole temaga koos, et tegelikult olen ju peadpidi arvutis. Ja siis ma mõtlen, et huvitav, et kas saab nagu üles teadmisega, et istus lihtsalt arvutis kogu aeg. Et see tegelikult ei ole olemas tema jaoks. Ma ei ole nagu olemas nendel hetkel, kus ma nagu taban, et ma olen päris pikalt siin on sees. Ja siis need kohad nagu tõmbavad kohe selle hetkesse ja siis lähed ja istud ja oled temaga. Ja võib-olla me praegu oleme ka hästi palju keskendunud ikkagi nagu kuidagi nendele tööülesannetele või palju tegemisele, eks ju. Aga et kui me räägime ka ükskõik kas ületöötamisest või läbipõlemisest, siis tegelikult ju mis juhtub on see, et inimene ei võta endale taastumiseks aega. Ehk et asi ei olegi alati mitte nagu selles töökoormuses, eks ju, või paljudes ülesannete rohkuses, vaid selleks, et mul ei ole taastumiseks aega. Et kui ma kogu aeg nagu olen kuskil rakkes ja teen midagi, et see taastumise aeg jääb ära. Ja teine asi, mis mulle ka sellega nagu kohe seostub, on see, et sageli ka inimesed mõtlevad, et see taastumine,
et ma teen seda kunagi, et ma lähen kunagi puhkusele või et ma siis taastun, et küll, et see hetk kuskilt tuleb, eks. Aga järgi, et selline mindfulness või kohalolu, et isegi kui sul on väga kiire päev, kui sa õpid, võtma seda 5 minutit, lihtsalt olema nagu hetkes korraks, isegi kui sul on nagu see kiire tööpäev ja kohtumiste vahelt, sa lihtsalt nagu võtad selle pausi 5 minutit, hingad, ei mõtle midagi, vaatad taevast korraks pilve, ma ei tea, vaatad, mis seinal on või mida sa kuuled või tunned või näed, eks ju, et lülitad ennast korraks välja, siis see juba annab inimesele nagu energiat juurde, eks. Minul on ka kontor on kodus, oma maja siis ühes maja osas ja kui mul on näiteks online koolitused või sellised või ka kliendid tulevad ja lähevad, siis ma vahepeal lihtsalt võtan see 5 minutit, et kõnnin paar tiiru ümber maja ja juba on okei. Ma lähen juba hoopis teise energiaga, teen oma asja edasi, eks ju. Et vahel ma ka ise kuidagi, seame endale liiga nagu sellised ootused, et see puhkus peabki olema nagu hästi suur või kuskil kaugel, eks ju. Et sa saad leida seda nagu igas päevas tegelikult iseenda jaoks, selleks, et hoida oma sellist vaimset tasakaalu. Aga selleks, et osata hoida võimset tasakaalu ja selleks, et osata teha elus muudatusi, julgeda võtta asju ette, ära tunda üldse seda, et tegelikult on milleski puudu või midagi liiga palju, midagi liiga vähe. Sellele eelneb üks asi. Ja see üks asi on enda kuulamise oskus. Nüüd on küsimus, kui leidub inimesi ja neid alati leidub, kes ei oska ennast kuulata või ei oska ennast kuulata või ei kuulegi ennast mitte kuidagi või ei oska isegi mõelda selle peale, et äkki võiksin õppida ennast rohkem kuulama. Kuidas seda hakata endas arendama? Kuidas päriselt nagu kuulata seda, mida ma tegelikult vajan? Selleks tuleb leida endale mõned minutid. Et see peagi olema nagu väga palju. Jälle, täitsa algatuseks, eks ju, selline 5-10 minutit. Et sa korraks mõtled, et näiteks oma päeva peale, et teed omale võib-olla 1 nädala iseenda jaoks näiteks 30 minuti kaupa vaatad, kuidas su päev läks ja mis andsid sulle energiat ja mis nagu võtsid sult energiat, eks ju. Et sa saad, hakkad kuidagi taipama, et ongi, et milliseid tööülesandeid sa teed. Et mis on need, mis valmistavad sulle rõõmu või on sellised, mille kaudu sa nagu nii-öelda lendad, eks ju, või mis sind kuidagi suruvad. Ja selline eneseteadlikkus, et mida ma hetkel vajan. Et kas kellegi toetust, kas ruumi. Aga pane endale kõigepealt kirja oma tegevused, et sa saad neid siis hinnata just selle energia koha pealt, et kuidas sellega on. Et see on, just võib-olla selle energia koha pealt on nagu kõige õigem nagu vaadata sellele. Ja ikkagi eneseteadlikkus et ega seda teistmoodi kuidagi ei saa, et ja kui sa paned kirja, vaata, siis sa näed. Sest muidu sul on, peas on nii palju mõtteid, et üks tuleb, teine läheb ja sa ei oska nagu ikkagi aru saada, et mis siis selle tegevuse või mis selle mõttega nagu oli, eks ju. Aga kui sa paned endale kirja, siis sa vaatad talle otsa, siis see on nagu peegel sulle, on ju. Ja siis sa märkad neid asju. Ja siis ongi see, et mis on see, mida sa tegelikult vajad, mis on võib-olla see, mida sa enam ei tolereeri, et mida sa oled võib-olla liiga kaua kannatanud, eks, et hakkad sellist enese auditit tegema. Et see on täitsa võimalik ise endale ka teha. Sa enne puudutasid, või rääkisid enne meeskonnakoolitustest ja ma unustasin küsida seda, et miks seda üldse vaja on? Ehk et meeskonnakoolitusi? Jah, see, mis sa teed, miks seda üldse inimesed tegelikult vaja on? Miks, kui võtame nagu kollektiivi või võtame töökultuuri või tiimi, eks ole,
meil on täna toimiv tiim, meil on siin, ma ei tea, 10 inimest, eks ole, võib-olla rohkem, vähem. Miks mul on vaja üldse võtta mingit meeskonnakoolitust, mis see mulle see mõttes nagu annab, kui me tegelikult käime ju koos, me suhtleme, noh, kui palju ma ei tea, aga me suhtleme, võib-olla suhtleme väga hästi. Et mis sa tegelikult inimestega nagu selle mõttes kollektiivselt selle koolitustel teed ja mida see tegelikult dünaamikat muudab meeskonnas? Kas ta nagu efektiivsust tõstab või tõstab ta käivet või tõstab ta sooritust või tõstab ta heaolu, ma ei tea, siseühiskonna ringi nii-öelda või mis ta teeb seal? Ja, et meeskonna coachingud ja meeskonna koolitused on natukene erinevad asjad. Et koolitus on sellised ühekordsed ja meeskonna coaching, kus me reeglina kohtume mitu korda. Aga ma pean tunnistama, et me tegime siin ühes ettevõttes piloodi, et kui tavaliselt on olnud need kohtumised sellised pikemad 3-4 tundi, eks ju, siis tegime piloodi ja me kohtusime küll 7 korda, aga need kohtumised olid 2-tunnised. Endal oli ka huvitav, et kui palju siis, et arvestades, et inimesed tulevad kuskilt töölt, sa pead sisse elama, ja siis kokku võtma ja ära minema, vahepeal midagi saavutama. Et sellest 2 tunnist täiesti piisas ühe korra kohta ja kui sa küsid, mis on reaalsed tulemused või ma võtan siit nüüd ühe sammu veel tagasi, ehk et miks seda vaja on. Et kui sul on kõik hästi, siis ei olegi vaja. Selles mõttes, et meeskonnaga igasugused üritusi ikka vahel vabal ajal välja minna või teha või eks ju mingit uut oskust, et kui sul on koolitust, eks ju vaja. Aga et kui sul on kõik hästi, sa oled väga rahul, et ja inimesed on rahul ja siis ju tegelikult ei olegi vaja, eks ju. Et vajadus tekib ikkagi siis, kui sa tunned, et ei ole kõik hästi. Suhted ei ole korras, konfliktid on inimeste vahel, on meeskondade vahel, ületunnitööd on palju, just võib-olla selline suhete pinnalt, et see õhkkond ei ole tegelikult tulemuslikuks tööks võib-olla õige või soosiv. Et siis tuleb vaadata sinna sisse, et mis siin taga on. Et sageli on ka see, et öeldakse, et tulede inimesed korda, eks ju. Aga tegelikult, kui me koos meeskonnaga toimetama hakkame, siis selgub, et võib-olla on rollijaotus vale, protseduurid on iganenud, eks ju. Et seal sees võib nagu väga palju erinevaid asju olla. Aga mis need reaalsed tulemused on see, et tõepoolest, et kui meeskond on öelnud, et see ei ole võimalik, eks, ei ole võimalik vähendada meie töökoormust või ei ole võimalik mingit inimsuhteid seal korda teha, siis tegelik elu on see, et kõik on võimalik, absoluutselt kõik on võimalik. Küsimus on ainult tahtmises ja pühendumises. Kui tahe on olemas, siis on kõik võimalik. Ja ongi olnud reaalsed tulemused, kus personalijuht ütleb, et neil on ületunni tasud, on nulli tõmmatud, need on vähenenud 20%, eks. On, mida inimesed omavahel, et kui me kaardistame neid erinevaid tegevusi ja rolle, siis inimesed õpivad teineteist tundma. Nad ütlevad, et aga ma ei teadnudki, et ma ei tea, sinu töökoormus on nii suur või millega kõikeks tegeled, suured ettevõtted näiteks, eks ju. Et võib-olla on inimesed veel erinevalt Eesti osadest tulevad kokku, et see suurendab ka sellist ühtsustunnet, aga ka sellist rolliselgust ja kindlasti sellist vastutust, sellepärast, et kui inimesed on kaasatud, eks ju, nad ise loovad, nad tulevad kohale, me vaatame, mis on need kitsaskohad, me hakkame unistama, kuidas oleks hästi. Eks ongi see, et mida me meeskonnana saame ära teha, mida iga inimene saab ise ära teha, kes me meeskonnana peame olema. Et seal tuleb nagu nii palju tuleb selliseid seda konteksti, mille pealt nagu edasi minna ja alati need lõpevad ju väikese ikkagi sellise ülesandega, et keegi peab midagi nagu hakkama tegema teistmoodi, eks ju. Me tuleme uuesti kokku, me analüüsime, kuidas on vahepeal läinud, mis on need muudatused olnud. Reaalsed muudatused on olnud juba pärast, ma ei tea, kahte kohtumist, juba ükskord oli juba peale esimest kohtumist inimesed tulid juba naerunägudega, et meil on kõik juba nii teistmoodi, et mis on teistmoodi, on ju. Näed, et me suutsime lahendada ära mingisugused teemad meil siin sees, et ta loob hästi sellist ühtsustunnet ja inimesed kuulevad teineteist ja nad saavad nagu koos panustada ja vahel on kuidagi ongi jäänud need ülesanded niisugust vanadest aegadest või et sa ei vaata neid ülevaate, on ju, et ammu on kõik keskkond muutunud ja ootused ja kliendid on muutunud, eks ju, kliendisuhted
kui ongi mingid teemad näiteks osakondade vahel ka, eks ju, et kelle ülesanne see mina ei taha, siis on see klient seal kuskil vahepeal, eks ju. Et need kõik saab ära lahendada. Ja, ei see meeskonna koos olemine, koos viibine ja koos tegemine on huvitav ja paratamatu osa mõne mõttes, et oled sa meeskonna liige või mitte või isegi kui sa ei ole täna palgatöötaja, siis tegelikult ju puutub kokku teiste ettevõtjatega ja teiste inimestega iga päev nagunii, vähem või rohkemal viisil. Ja see vajab ka jällegi koostööd ja kohanemist ja mõne mõttes teiste inimestega arvestamist ka. Ja kõige rohkem ongi võib-olla need koostöösuhted, vaata, mis paranevad, eks ju. Mis tähendabki seda, et inimesed ju töörõõm suureneb, tööõnn ja see ju paistab igale poole nagu ka väljapoole majast välja, eks ju, klientideni ja tulemusteni, et kui inimesed jälle rõõmsalt oma tööd tahavad teha ja üksteisega arvestavad ja koos panustavad ja võtavad vastutust rohkem ja saavad päriselt aru, mis on nagu nende töö tulemuse taga või mis see tähendus on. Ja ma mõtlen ka selle peale, et vaatan, sul on siin kirja pandud, või mul on kirja pandud siia ka veel eraldi tegelikult üks koolitus, mis sul on, millega pealkiri on vastupidavuse kunst. Sa tahad sellest korraga rääkida? Mis see täpsemalt nagu on? Kellele see tegelikult mõeldud on? Mis see koolituse tiimine õpib võib-olla ja miks ta selline nimi on? See vastupidavuse kunst on mõeldud hetkel naistele, et oleks selline turvaline ruum, kus olla ja peamiselt, millega me seal tegeleme, on siis selline emotsionaalse muskli kasvatamine. Ehk et ongi, kuidas õppida sellist emotsionaalset vastupidavust, et teeme erinevaid harjutusi, vaatame jällegi, kust tulevad need meie mõtteviisid, miks me midagi usume, kas nad on meid piiravad või aitavad elus edasi, kuidas juhtida enda emotsioone, kuidas iseendast aru saada, mis sind trigerdab ja kuidas just, et see eelkõige see vastupidavus ongi just selline emotsionaalne vastupidavus, eks ju, vaimne ja et kuidas küsida õigeid küsimusi iseendalt ja teistelt, et kuidas olla nagu vastupidav sellele väliskeskkonnast tulevale frustratsioonile, et mida sa ise inimesena saad teha, eks ju, et kuidas mõelda, millised on need tegevused, me räägime hästi palju sellisest sisekõnest, ülemõtlemisest, et kuidas me nagu, ongi sõnadega juba iseendale loome tähendusi, et kuidas neid sõnu muuta ja teist tähendust endale luua, et selline emotsionaalse vastupidavuse ja vaimse vastupidamise kasvatamine. Ja selle kohta saab informatsiooni vaataja, kuulaja merlerebane.ee. Endiselt sama leht. Endiselt sama leht. Ja vaatan siin kirjas isegi märkusena, et 3 esimesele registreerujale on mingisugune kingitus ka või? Jaa, kuna maikuu on coachingu kuu ja meil on coachingu nädal, siis seoses sellega on iga aasta maikuus siis coachid pakuvad erinevaid ainulaadseid võimalusi inimestel kas tasuta osaleda või siis väga soodsa hinna eest. Ja seetõttu on tõepoolest, et kui sa nüüd seda saadet kuulad, siis 3 esimest registreerujat saavadki päriselt täiesti tasuta, aga ka teistele on see väga sellise väikse soodushinnaga. Šukke eraldi pakkumine või? Erakordne pakkumine, üks ja ainus see on maikuus. Väga kiit pakkumine, nii et kes ees see öeldakse mees, aga kes ees see naine. No just. Väga lahe, lingid on kirjelduses, mine võtta osa, aga kust teab, kas on tasuta saanud see registreerida? No ma annan teada. Okay. See on puhtalt tõesti kiiruse peale ja täpselt nii, nagu need meilid mulle sinna sisse tulevad, siis täpselt sealt läheb järjekorras. Nii et minge, võtke usinalt osa, kui kõnetab teid ja lugege juurde ja pange ennast kirja. Ja 22. mai kell 2 Tallinnas. Panen sellega endale kirja siia pärast. Ja võtaks viimase küsimusena just selle, millest me saate alguses natukene ka rääkisime. Saate eelselt, tegelikult saate alguses siis.
enne kui me salvestama hakkasime, tuli jutuks nagu siin see teema, et miks on podcastid pikad minul. Ja siis ma ütlesin sulle väga lühidalt, et sellepärast, et mulle enda meeldib pikk formaat ja minu ümber on kogunenud kuulajad, kes armastavad ka pikka formaati. Kindlasti neid, kes kuulavad ja tahavad saada lühemad episoode ja ma tean, et on ka neid, kes tahavad saada 4-tunniseid episoode. Aga keskmiselt inimene tahab saada seda, mida mina talle pakun, sest et ta on minuga samasugune. Nüüd küsimus. Mina julgen täna küll väita enda elu kohta vaadates, et alates võib-olla 15-16 eluaastast kuni tänaseni välja, siis viimased peaaegu, et varsti juba varsti 17, 15, 16 aastat. Mina julgen olla autentne. Mulle vähemalt tundub, et ma suudan olla enamus olukordades ja situatsioonides ja enamus inimestega see, kes ma olen. Kindlasti on mingites hetkedes rohkem maski peale keeratud, kui võib-olla mõne hetkes ei ole, mis on nagu paratamatu ja võib-olla ka ei ole kontrollitav alati, aga mõnikord see on kontrollitud ka, aga üldiselt ma olen üsna autentne. Nüüd, kui inimene tahab olla rohkem päris ja ehe ja paljud meist kardavad olla päris mina, siis mis on sinu need sellised take-away punktid, mis on aidanud sinul või aitaks ka teistel inimestel jääda iseendaks? Sõltumata sellest, mis ümbergi toimub või mida sinust tegelikult arvatakse. Ja kui eluterve tegelikult see on olla sükke eluterve pohhuist? No ma arvan, et nii nagu sa just praegu ütlesid, et eluterve pohhuist ongi väga okei olla selles mõttes, et teistele meeldida tahta on ju ka okei, sellepärast, et me elame ju kõik nagu kuskil kogukondades, sa elasin maailmas üksinda, eks, et sul on pere ja sul on töökaaslased ja kui me läheme väga pikalt ajaloost tagasi hõimu tasandile, siis tegelikult hõimu, või kui sa olid hõimus, siis sa jäid ellu, eks sõna otseses mõttes. Ehk et tänapäeval see sotsiaalne surve või kuhu see autentsus kaob, on tõenäoliselt see, et sa kas kardad eristuda, sa kardadki sealt kogukonnast välja kukkuda ja siis sa ei julge nagu näidata seda oma nägu, eks. Aga tegelikult on see, et sellel on alati lõpuks ikkagi suurem hind, kui sa ei julge olla selline, kes sa oled. Ehk et minu enda taipamine on tulnud ka ikkagi nagu aja jooksul, eks ju, et seesama, et kui ma kunagi arvasin, et hea omadus on olla selline tugev ja kõike jõudev ja võimas ja ära tegev, eks ju, siis meil on ka, või kui sa küsidki, eks ju, et kuidas olla mina ise, et minu meelest on oluline seal juures see nüanss, et tegelikult meil on okei ka nagu muutuda või vaadata see, et see, millise kuvandi ma olen endast loonud, et see tegelikult võib-olla oli minu uskumus, et see ei olnudki võib-olla vaata mina ise, et kes see mina ise siis tegelikult on, eks ju, et see mina ise on ka muutuvuses. Ja kui sa, et sa saad ju oma elu ikkagi autentsemalt elada oma väärtustega kooskõlas ja mida inimesed sageli ei tee, ongi see, et nad ei räägi, eks. Et sa arvad, et see sinu mask on nagu hea, ühel või teisel viisil mingil ajahetkel see mask puruneb, sest keegi ei kanna lõpuni maske, eks ju. Et see on siis selline ennast hävitav töö lõpuks. Ja selle autentsuse juures on ka oluline see, et sa mõtled, et ma kannan võib-olla maski või ole mina ise sellepärast, et kuhugi kuuluda, aga kõige olulisem on ju tegelikult see, et sa oled autentne ise endale. Et see on see, mis loeb ja sa ei saagi meeldida kõikidele inimestele, kui sa lihtsalt lased nagu vabaks selle mõtte, eks ju, et ma ei peagi sobima kõikidega või ma ei peagi meeldima. Ja isegi kui on inimesed, ma ei tea, kes mind armastavad või inimesed, keda mina armastan, siis ka nemad mulle alati ju ei meeldi, on ju. Et ja kui sa nagu lihtsalt teadvustad seda endale, et see on okei, on ju. Ja tööruumis ka, et on koos nii palju erinevaid inimesi, oluline on üksteist austada, eks, respekteerida, et me saame selle koos ära teha.
et see on nagu kõige olulisem. Aga ma ei pea olema selline, nagu teised inimesed on. Miks ma pean olema, on ju? Ja kõigiga ei pea ka parim sõber olema seal? Kõigiga ei pea olema parim sõber jällegi, ja erinevused ju rikastavad, et värbajana ka ma kunagi nägin, et inimesed tahavad hästi värvata enda sarnaseid inimesi, aga võib-olla meeskonda just teist dünaamikat vaja. Keegi, kes toob uue oskuse, uue sära või uue särtsu, on ju, siis kui me oleme kõik identsed, ühesugused, siis me teeme nagu ühte asja või mõtleme sarnaselt, on ju. Kaob ära see loovus ja edasiviiv jõud, et erinevused igal juhul rikastavad ja tuleb lihtsalt julgeda olla mina ise, et ega siin ei olegi mitte midagi või ise endast rääkida, eks ju, või rääkida sellest, mis on sulle oluline või mis on nagu tähtis, eks ju. Ja, mina olen seda meelt ka. Ole sina ise ja jää iseendaks. Et nii palju, kui see vähegi võimalik on või kui palju inimesest päris ikka kuidas iganes moodi aru saab sellest. Ja ma ikkagi lisaks siis siia juurde selle, et vahel kannatab siis ikkagi mõelda selle peale just nimelt, et kas see mina ise endaks jäämine, kas see on päriselt mina, eks ju, või jälle oli see minu uskumus kunagi minust, aga ajad on edasi läinud ja me saame neid uskumisi, see nagu harjumus kuidagi mõelda ja võib-olla vahel ongi tark nagu ka ise muutuda, eks ju. Mitte nagu oma põhiväärtustelt, aga iseendana, eks ju, sest sa oled ju muutunud, inimene kasvab ja areneb kogu aeg, on ju. Ja ühel hetkel sa võib-olla avastadki, et see mina, mis ma kunagi olin, ei olegi see mina, kes ma täna olen. Just. Ja ma lõppu teen selle meeltuletuse ka uuesti, et 3 esimest siis saavad tasuta täiesti registreerida ennast naised. Mehed ei saa. Seekord kahjuks nii. Et naised saavad tasuta registreerida 3 esimest ja vastupidavuse kunst koolitusele ja aadress oli merelevane.ee. Ja samuti siis, kui sa hea kuulaja ja vaataja kuulasid tänast saadet ja tundsid ära, et okei, Merlest võiks olla kasu meie meeskonnal või minul kui juhil, sinul kui juhil siis, pean silmas, siis jälle aadress jääb samaks, võtta ühendust, kirjuta või kui tundsid, et tahad saada coachingu personaalset kätt ja toetamist ja tuge ja hoidmist, siis ka see võimalus on olemas ja samuti on võimalus olemas, kui sa otsid karjäärimuudatust või soovid teha karjäärisiseselt mingisuguseid muudatusi või läbimõtlemisi, siis on hetkel juba 4 asja, millega Merle saab tegelikult sind aidata, nii et ära pelga klikata ja uurida, lugeda ja vajutada ja võtta ühendust, sest et you never know, mis üks või teine asi milleni võib elus nagu viia. Ja, saame tuttavaks ja esimesed 30 minutit esimene kohtumine on tasuta, nii et võta julgelt ühendust. Ja ma tänan sind selle aja eest. Aitäh, Kris, kutsumast. Meil saab kohe täis 2 tundi. Kuidas tundub, kas aeg lendas või ei lennanud? Pigem lendas. Pigem lendas. Sa alguses ma mäletan, olid skeptiline 2 tunnis vestluses. Aga kohe saab 2 tundi täis, et tõepoolest. Ma tänan ka teid, head vaatajad, kuulajad ja kui tekkis lisaküsimusi, siis palun kirjutage mulle või kirjutage otse Merlele ja teiega kohtume järgmises podcastis. Tšau, tšau.